Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad, 38. korda saan seda teile öelda, 38. episood. Istume siin Parda tänava pisikeses kambris. Kell on 13.27, on esmaspäev ja kuupäev on 17. august. Kukk noogutab tunnustavalt, mul läks kõik pihta siiamaani hästi. Ja istume siin eesmärgiga teha siis maailma parim võrkpalli podcast. Eesmärgid peavad kõrged olema, tõenäoliselt see meil ei õnnestu. Aga et see õnnestumine oleks võimalikult lähedal, siis oleme kutsunud siia ikkagi mehe, kellega on raske mitte õnnestuda. Ja ma hoian veel natuke saladuse loori, ma ei ütle, kes seal on. Ütleme, igal juhul ta rinna peal on Linus Medical kirjutatud. Ta tuli siia siis elektritõuksiga ja tema kohta siis Sport24 esimene sissekanne andmebaasist pärineb juba aastast 1996. Tegemist on sellise vanema generatsiooni, ma ütleks Geront, aga ikkagi sellise vanema generatsiooni ikkagi spordiässaga. Ja too siis on Rannavollest kõrge 3. koht. Pärnu VK. Ja Sven Boobus, Andrus Madisson ei istu siin, nemad olid selles tiimis. Istub Rivo Vesik. Tere, Rivo! Tervist, see oli üks maailma pikemaid sissejuhatusi, mis ma kuulnud olen. Pidime kiire saate tegema, jah, et ega ma juba vahepeal mõtlesin siin, et ma 4 trenn, et sinna ilmselt ei jõua, et kui nii edasi läheb. Jaa, nii. Ja siis tutvustame kiirelt ära ka Martin Kukk. Tere! Aga Martinile, Rivo, ma kogu mõtlen, et kuidas Martinit nagu tutvustada, et sina tunned teda nagu võib-olla rohkem kui mina, et kuidas sa tutvustaksid Martin Kukk lugejatele või selle vaatajatele, kuulajatele? Martin Kukk ei olegi vaja tutvustada, ma arvan tegelikult. Ei ole, jah. Teda teatakse niikuinii, et... Tema on siis see hääl, kes selgitab meile nii saali kui ka rannavõrkpalli nende suurepäraste ülekannete taustal. Jah, ja Pärnu siis võrkpalli entusiast, ütleks niimoodi. Jah. Niimoodi on. Aga tõesti, nüüd saade, nagu ma siin eelreklaamis ka kirjutasin, et latt on tõstetud kõrgele. Eelmine kord oli meil saates siis Eesti rahvusmeeskonna peatreener Alar Rikberg ja see saade oli väga tsiteeritav. Siin nii Eesti meedias kui ka mitmed väljaandad Poola meedias olid vist kuulanud. Igal juhul seal ilmusid artiklid. Ja siis kuidagi see, nagu see käsitluste nurk oli isegi minu jaoks üllatav, et me rääkisime erinevaid asju seal, palju tarku mõtteid oli, aga haarati kinni ühest mõttest, et kas Alar Rikbergil siis on suuline leping või ei ole. Ja teeme kohe selgeks, Rivo Vesik, et kuidas sinul nüüd on alaliiduga, kas teil on üldse leping, sina oled kas peatreener Rannavalles, on see suuline, on see kirjalik, kuidas sul asjad on? Minul on kirjalik leping. Kirjalik leping. Minul on täitsa kirjalik leping ja seda kirjalikku lepingut ma ise soovisin ja alaliit soovis ka. Mitte, et ma ei usaldaks kedagi, aga ma arvan, et see kirjalik paberi peal on asjad kirjas, siis on ka lihtsam pärast vaielda, kui on vaja vaielda. Et kõik teavad, mida keegi kellegi eest soovib ja on natuke selgem. Ma ise olen väga selline lepingute usku, ütleme siis nii. Aha. Nii, mehed, mul on ka väikesed kingitused. Et kuna meil nagu toetajate kannaga on, ma pidin ise võtma kaasa. Ma võtsin kaasa ühe vee, mis on siis minu enda joogipudelis, mida ma teile ei paku, aga siis on purgis Sprite ja pudelis koola, et te võite nüüd valida. No palun, Martin. Ei, ma lasen ikka külalisel enne valida. No kuna ma koolat jõin, siis ma võtan Sprite'isid. Niimoodi, Sprite'i. Mul võiks avaja ka olema, aga ma ei leia üles, Martin endal avaja. Ja ausalt on Sprite, et kui nüüd see... No, ma ei tea, ma külmkapist võtsin. Lahti tegemise hääl võis koht kõlada mingisuguse teise hääle. Selles suhtes, jaa, muidugi Sprite. Ja mehed, tuleb välja, et oleme vist saanud presidendit. Ülle Madise otsustas, et tema nüüd kandideerib. Et nüüd on vist Ülle Madise ja Tiit Landa vist 2 kandidaati. Võib-olla tuleb keegi 3 ka, et kuidas tundub, valime ära kellegi või kuidas teie enda vaade on? Ma ausalt öelda ei ole üldse kursis selle presidendi teemaga siin viimasel ajal olnud, et... Kuidas nii? Oot. Sa oled ju vana poliitik, sotside ridades ka kandideerinud, et kuidas su poliitkarjäär läheb? See poliitkarjäär on pausil. Jah, ma ei tegele väga poliitikaga. Ja presidendi valimine ei ole ka väga poliitiline otsus, nagu ma aru teame juba ju. Ja mis otsus see siis on? Aga poliitiline president ju ei sekku poliitikasse otseselt. No, nii ja naa.
Nii, Martin, aga sina? Ei, no, valige ära ja vaatame, kes tuleb, mis seal ikka. Aga räägi, sina kui ütleme Kihlveo 75% on Kuulbetis väljas, et Ülle Madise saab. 75%, et saab. Okei. Selle teadmisega, aga ei saa veel minna saate osa juurde, sest meil on siin üks väga huvitav küsimus, mille me lahendame ära kohe siin väga segases sissejuhatuse osas, kuna me ei osanud seda kuskile mujale panna. Marko Kiljak on siis meilt tahtnud teada, ehk siis sinult tahtnud teada, et kas jõuluvana tulek suvel on jätkuvalt kavas. Ma ei saa mitte midagi aru sellest küsimusest. Ja ikka on. Nii, aga mis see siis tähendab, et siin et Anti Gustasson rääkinud mingist Kihnu jõuludest ja mis see siis tähendab? Ja, meil on selline traditsioon sõpradega, et kuna siis, kui ma tegin sporti veel ja nüüd ka, kui on hooaeg, siis ma jõulude ajal aeg-ajalt olin ära ja ei saanud nagu koos pidada jõule, siis meil on traditsioon sõpradega, et me teeme suvel ja Kihnus jõulupidu. See aasta ei jõudnud veel, vist see aasta ei jõuagi, aga eelmine aasta käisime ja üle-eelmine aasta käisime ja jõuluvana tuli ja kingitused ja luuletused ja nagu ikka päris, aga lihtsalt suvel. Ma ei usu, me ei peaks ennast raamidesse panema jõuludega. Ma olen täiesti nõus. Teeme siis, kui tahame. Tänapäeval on need asjad üldse vabad, et sood ja värgid, et kuidagi voolavad ja sulavad, eks ju. Miks siis jõulud peavad sellel ühel päeval olema? Jah, 2 meest tahavad naiste NBA-ssegi saada. Minu arust neid on juba rohkem, kes sinna tahavad. 2 on praegu ametlikult välja öelnud. Ja mina igati toetan neid. Jaa, aga kui sul ongi, kui sul on need reeglid niimoodi välja kirjutatud ja me siin eile või üleeile lugesin mingit uudist seal, et kogunes see WNBA mingi juhatus või siis kogunes ja siis nad proovisid otsustada või arutada omavahel, et kes siis on naine on ja nad ei jõudnudki nagu sellele üksmeelele, et kes on naine. Mis on minu jaoks, see on ikka huumor juba, et kuskilt lähevad asjad nagu üle piiri, et kui te ei tea, kes on naine, küsige minu käest. Ma ütlen teile. Pange ritte. Ma selekteerin ise ära. Kas seal on 2 varianti või veel midagi? Ei ole, seal on 2 varianti. Üks on mees ja teine on naine. Ja that's it. Selge, oleme saanud targemaks. Presidenti paika ei panda, aga naise saime paika. Nii, nüüd on siis meil selline rubriik nagu sissejuhataks kohe üks terav küsimus. No ta on seda formaadina, et mina ei tahaks üldse teravusi siia luua. Ja selle pealt me tegelikult lähemegi edasi siis rannavõrkpallini. Kogu tõde rannavolles on meie peateema. Vaatame, kas palju me muust üldse saame rääkida. Aga küsimus iseenesest on lihtne. Rivo, mis hinde paned Stari Jablonkis toimunud EM-i järel iseendale kui treenerile? 5 palli süsteemis. 5 palli süsteemis. Ma sükke 3 miinusega võib-olla, 2 plussiga, 3 miinusega. Et oled üsna karm endaga? Ma olen üsna karm, jah. Ma nõuan endalt palju ja mängijatelt ka palju, et ma enda asjadega ei jäänud väga rahule, et natukene kuidagi ei suutnud seal kumbagi võistkonda nii hästi motiveerida ja nii hästi tegema panna, kui tegelikult võiks, et nii, aga võib-olla siis lähemegi selle turniiri nii ja siis võib-olla oleks viisakas öelda, kõik kuulajad ei ole võib-olla tulemustega nii täpselt kursis, eks ju. Kuna meie naised seal osalesid, siis alustame siis juttu naistest ja Euroopa meistrid on siis Hollandi paar Stam Schoen, kes võitis 2-0 finaalis sellist paari nagu Sofia Isuskuisa ja Tanja. Tanja Moreno Matvejeva, jah. Võideti üsna kindlalt see finaal ja pronksi said siis tuttavad lätlannad, eelmise aasta maailmameistrid Anastasia Dina. Kraudina Samoilova, just. Ja nemad siis pronksi mängus olid üle prantslastest Vieira Jamero 2-1. Nii, sellega on nagu selline ma korra segan. Vaata, rannavõrkpallis riva on see, et nad võivad ise valida, kas nad kasutavad eesnime või perekonnanime. Ja. Aga nüüd ma olen tähele pannud, et mõned paarid kasutavad nüüd lausa nii, et üks kasutab eesnime ja teine perekonnanime. Jaa, seal tegelikult sa võid panna ka mingi hüüdnime ka, et sa täitsa saad ise valida, mis sa sinna paned. Igal ühel oma valikat. Ja ma lihtsalt räägin, et kui ma nendele koefitsiente teen, siis ma pean need paarid panema ikkagi nagu ametlikul on, siis ma pean jumala tihti neid ümber tegema, sest et mõni on nüüd arvanud, et peaks ikkagi eesnimega mängima. Ja.
Nii, aga siis läheme põhiteemani, et EM kindlasti kõige põnevam sündmus. Liisa Remmel, Helene Ollas siis 2 aastat järjest seal osalesid EM-il, ehk siis kõigelt sinna pääsesid, sinna ei ole päris nii, et paneme nimed kirja, lähme kohale, et on selline valik sõel, selle nad edukalt läbisid ja siis ma ei tea, kas siis loos oli väga karm või igastahes nende samade nimedega, kellega ma rääkisin, just nimetasin teile lätlannad, oli neil esimene mäng ja neile nad siis esimeses game'is oli kõvasti mängu, 25-27 jäädi alla, teine kindlamalt siis saadi 14 punkti ja alagrupis siis teine mäng oli siis hõbemedalistide vastu, Isuskuisa Tanja vastu ja see oli siis kindlam kaotus juba 15-16 saadi game'ides. Ehk et ma annan Rivo sulle kohe sellise hea nagu võimalus öelda, et oli surmagrupp ja oligi keeruline edasi saada. Jah, selles suhtes ma ei kunagi nagu, oli küll keeruline grupp, jah, aga sa pead ikkagi ise olema tugeva mängima, et ei ole vahet, kes sul sinna gruppi lõpuks satuvad on. Et kui me tahame rääkida sellest, et ei vedanud grupiga, siis tõesti ei vedanud grupiga ja teine pool oli ka see, et see Ukraina suutis nüüd siis selles esimeses mängus seda Hispaaniat võita, mis läks ka nagu et selle Ukrainaga oleks me kindlasti suutnud paremini mängida, on ju, aga kuidagi nad seal siis võitsid ja sealt läks ka ära, aga ma ei lähe sinna nagu ma ei süüdista selles grupis midagi, et ma ei süüdista ka mängijaid, ma süüdistan ennast, kui ma süüdistan, on ju, kedagi, et läks nii nagu läks. Kirjelda seda, et esimene game ju andis lootust, see oli kõige parem game. Ja sisult ka siis kui nii-öelda ainuke, kus me olime nagu ikkagi selgelt mängus lõpuni. No tegelikult oli Hispaania vastu ka esimene game, oli mingi hetkeni oli nagu normaalne, ja siis läks lihtsalt see mäng hästi ümmarguseks, et mis ma sulle selgitan. Mida sa pead ümmarguse all silmas? No pehmeks läheb, et kui mängija ütleb, et ma ei näe midagi, on ju, et ma ei näe vastast väljaku peal, on ju, vahel on niimoodi, et lähed ründama ja siis ei saa pane nagu pilti kokku. Ja siis koksatakse kaarega 4 meetri peale palle või 3 meetri peale palle, see on see ümmargune mäng minu jaoks või nagu pehme mäng, et kui sa ei näe, siis sa pead tegema kiiresti, kui sa ei näe midagi, siis järelikult seal ei ole nagu seda mida vaadata, on ju. Ja siis peaks nagu kiiresti, aga nii kui ta läheb nagu selliseks ümmarguseks, siis selle tasemega mängijad nad kõnnivad selle palli üles ja löövad sulle maha, on ju, et nii on. Ja see esimene game Läti vastu oligi, kus Liisa peale mängu ütles, et see oli selline mäng või selline game, et ta mingi hetk avastas nagu enda peas, et ta ei mõtle üldse midagi, et ta lihtsalt nagu tegutseb. Mis tegelikult peakski nii olema, et sa peadki tegutsema, sa ei saa mõelda, et sul ei ole lihtsalt aega seal mõelda ja põdeda ja teha mingeid asju. Et mingi analüüs peab olema, aga see peab käima automaatselt ja kiiresti, on ju. Aga jah, siis peale seda läksid nagu mõtted kuskile ja siis läksid fookus ka paigast ära ja siis läks nagu vähe kehvemaks see mäng. Ja jälle, seal esimeses game'is ju Läti vastu oli tegelikult ju vist oli 18-16 ees veel äkki või 18-15 või? Just hakkasingi seda vaatama, kui ütlen. Jah, midagi sellist ja siis üks väike rünnak, et sinnamaani oli väga hästi servinud ka mõlemad nagu Liisa ja Helene agressiivselt servinud teinud ja siis oli üks väike rünnaku viga, mis läks hästi natuke nauti ja peale seda kadus ka serv ära, et sealt kadus nagu mingi enesekindlus ära ja siis nagu sellise 18-15 ja 20-18 ees. Jah, et sellise kaliibriga võistkonna vastu ma meeste poole pealt näita on ju Mol Soorum, eks ju. Kui sa Mol Soorum vastu, et 20-18 ees sa pead võitma. Kui sa ei võida seda mänguna. Sa lihtsalt ei võida. Sest nad võtavad selle ära lõpuks, on ju. Oma selle tasemega nad vajutavad ära. Ja Liisa, Helene ja lätlaste taseme vahe ka praegu selline, et kui sul on see võimalus, sa pead võtma. Sa ei tohi seal karta nagu mitte midagi enam. Ja seda nad ära ei võtnud ja siis teises game'is on ikka alati raske mõelda. Et kas seal võiski see olla, nagu sa ütlesid, Liisa ütles, et ta üldse ei mõelnud, vaid tegutses, aga siis ta sellel hetkel ikkagi lõpuks vaatas seda blood ja siis tulid mõtted pähe. Täitsa võimalik. Oligi seal ma mõtlen üks pall, mis läks natuke outi ja sealt oli näha, et kuidagi nagu kogu see olek nagu muutus väljaku peale. Siis tekkis see, et nüüd enam rohkem ei tohi. Võimalik, jah. Või siis tekkis see, et näed, et nüüd ma eksisin, on ju, et ma ei tea, aga jah, midagi seal muutus, jah. Täitsa võimalik, et ongi nii, nagu sa Märt ütlesid, et nüüd ma ei tohi eksida ja nüüd ma pean hakkama, siis läheb nagu
pehmeks ja ümmarguseks see mäng. Kuidas meie naised neid kaotusi üle elasid? Oli pisaraid ka või? Ikka. See käib asja juurde? Ja minu arust oli see väga okei selles suhtes, et nad mõlemad ju väga tahtsid ja nad ei olnud ju eelmise aasta EM-iga absoluutselt rahul ja nüüd ka see aasta ei jäänud nagu rahule oma mänguga just. Tegelikult see mäng oli okei enam-vähem. Seal vigu oli vähe, lihtsalt natuke liiga pehme ja natuke nagu liiga kartlik on ju. Ja nad ei jäänud rahule ja loomulikult siis on pisaraid ja kurb ja, aga rääkisime nendega mingi tund aega peale seal seda viimast mängu ja et peale mängu oli kõik adekvaatne ja kõik said aru, et kuidas, mida oleks võinud teha väljaku peal ja mida oleks võinud rohkem teha, mida oleks võinud vähem teha, et mängu sees lihtsalt kuidagi ei pannud kokku oma peas neid asju, et kas või üks näide, et see sama Hispaania mäng, et kes nägi, kes ei näinud. Kui meil vist oli 3 servi viga üldse kokku mängu peale või 4 servi viga, aga ülejäänud näiteks Liisa poolsed servid olid sellised, et nad lihtsalt nagu ülilihtne serv, aga sa oled 16-12 taga ja sa jätkad täpselt samamoodi servimist, see ei too sulle mitte midagi. Sa pead muutma, sa pead tooma ma ei tea, mingit riski siis sisse, et kuidagi see game kätte saada. Aga seda muutust, see oli ka peale mängu, ütles, oleks võinud seal proovida seda ja teist. Tegelikult ma tahtsin tänases podcastis kindlasti servini jõuda ka, et võib-olla see tuleb paljudel üllatusena, aga ma vaatan rannavallet väga palju ja tegelikult on jäänud mulle ka eelmistel turniiridelt silma, et see serviga ollakse natukene pehmed, et kas trennis on sama pilt või tegelikult on ikkagi parem pilt ja see ikkagi mingil määral mängus, ma ei tea, vaimne pool või midagi sellist? Trennis on pilt igatepidi parem, nagu mängu poolest ka parem, et mitte ainult servi poolest, aga igatepidi on parem. Ja see ei ole ainult nendel, et meil seal Niina ja Tanjaga oli täpselt samamoodi, et kui soojendusel Tanja servis, ükskõik kus kohast ja siis ta ütles mängus, nii kui vile käib, siis ta ei julge enam. Ta midagi hakkab mõtlema ja kuhugile, ehk siis seal tuleb see punkt tuleb mängu on ju, ja see mõte tuleb siis ilmselt mängu, et kui ma eksin, siis ma kaotan punkti, eks. Aga serv on ülioluline, naiste rannavõrkpallis ülioluline, et kui sa vaatad statistikat, eks ju, siis üldiselt need võistkonnad on eespool, kus on vähemalt üks väga hea servija. Ja see väga hea servija tähendab seda, et lüüakse turniiril umbes sinna 20 ässa juurde, mis tegelikult reaalsus on ju tegelikult juba üks game, on ju, et sa ainult serviga võidad. Et esimene turniir, mis me šveitslastega seal pronksi võitsime, siis meil oli servi ässade ja plokkidega oli kokku 68 punkti äkki või? 2 mängija servi ässad ja siis plokipunktid, mis on nagu kõige kiiremad punktid, mis sa saad, on ju. Üle 3 game'i. Üle 3 game'i. Ehk siis, et kui sa niimoodi suudad mängida, siis sa raudselt oled veerandfinaalis, sul ei olegi muud varianti, eks. Sa praktiliselt ühe terve mängu võidad ainult ploki ja serviga, et see on üli nagu selline tähtis osa. Ma ütlen siia vahele ära, et me libisesime juba siin Rivo teise paari peale, Šveitsi paari peale, et nemad siis jõudsid veerandfinaali, kus nende tee siis lõpetasid need samad prantslannad Vieira, Jamero ja siis Niina Brunner, Tanja Hüberli kaotasid 1-2 neile siis selle mängu. Kas nende jaoks oli see samasugune pettumus nagu meie paari jaoks? Nende jaoks oli see, ma arvan... Et kus nende latt on? Et kas... me läksime ka võitma nendega seda turniiri. Minu jaoks oli seal... Nad ju eelmise turniiri võitsid. Ja minu jaoks oli seal 4 võistkonda, kes päriselt olid need, üks 4 nagu võitiski Holland. Võitis oli Holland, Läti, meie ja ütleme 5 võistkonda, et tegelikult see Saksamaa ja keegi mul on siin ütlemata. Bokkunst siis või? Ei, see Müller-Tillmann. Müller-Tillmann, jah. Ja ütleme siis võib-olla see mingid, ma arvasin, et need teised Šveitsi võistkonnad mängivad Kotardi äkki? Ja Kotardi, täpselt, Kotardi, jah. Et need 5 võistkonda nagu olid sellised, kes ma arvasin, et üks nendest võidab. Ja Niina Tanja olid väga pettunud selles. Nad on ju 2-kordsed Euroopa meistrid, on ju vist 2 korda hõbeda võitnud, et see on selline turniir, kus nad on alati hästi mänginud, aga ma ei tea, kas sa nägid seda mängu, Martin? Seda kahjuks ei näinud, aga mulle endale, ma ei tea, hakkasin tooma mingit paralleeli tennise maailmast korra, et kui on Grand Slam tulemas, siis tipud lähevad 1 nädal enne mängima küll seda eelmist turniiri, aga nad juhuslikult
3. või 4. ringis siis kas kaotavad või saavad väikese kerge vigastuse ja siis ei mängi seda turniiri lõpuni, ehk nad tahavad paar mängu saada, näha, mis vormis on ja ei taha pikka nädalat teha enne Grand Slami. Kas rannavõrkpallis ei ole selle peale mõelnud või mõeldakse niisuguse asja peale üldse? Päris niimoodi ei mõelda. No, me küll mõtlesime, et kumba turniiri mängida, kas minna Brasiiliasse või minna Hamburgi, eks. Aga kuna Niina reisib koos perega ja lapsega, siis neid pikki otse on olnud see aasta päris palju, siis otsustasime minna Hamburgi. Et noh, pigem mõeldakse ikkagi nagu, et kui ma turniiri mängima lähen, et siis ma mängin ta ikkagi lõpuni nii hästi kui saad, et lihtsalt see energiakulu, me teame, et nad tulid ka alles tagasi. Ja, ongi see mõttena nagu väga hea, aga kui me mõtleme selle peale, et nad teenivad sellega raha ka endale, et siis kui on võimalus võita, siis on võimalus võita, et siis peab võitma, ja ma arvan, et see Hamburgi võit oli pikas jooksus nagu meile kasulikum, kui oleks olnud see näiteks Euroopa meistritiitel, sest see Hamburgi võit ikkagi näitas, et nad suudavad maailma tasemele liitturniire võita ja see on nagu psühholoogilise poole pealt ülitähtis. Et kui sa seal 4. oled ja 3. ja finaali ei saa kogu aeg, need on head tulemused, aga mingisugune väike nõks, et ma suudan võita, et see nagu jääb ära, aga miks ma küsisin, kas sa seda mängu nägid, siis ütleme nii, et bensiin sai ikkagi otsa lõpuks. Tanja oli ikka nii läbi seal ja see Prantsuse võistkond mängisid hästi ja nad mängisid ka sükest võrkpalli, nad jooksavad hästi palju ja tormavad, et siis see Tanja seal... Nende stiil ongi selline, jah? Jah, vahepeal läks pea ringi käima, mulle vahepeal tundus niimoodi, et see keerutas seal nii palju, aga lõpuks enam ei jaksanud, nad ütlesid ka juba, et peale mängu siis Niina proovis nagu hästi palju tuua mingit energiat sisse mängu, aga Tanja ei tulnud üldse kaasa nagu. Tanja oli oma maailmas kuskil seal ja ütles peale mängu, et ma ei tea, et ma lihtsalt ei jaksanud enam lõpus. Ja täpselt nii oligi, pühapäeval kell 7 lõppes finaal on ja siis olid autasustamised, esmaspäeval lendasime, kolmapäeva hommiku kell 9 oli esimene mäng EM-il. No just, jah. Et siis nii ta läks, jah. Aga kas ma saan su jutust nagu õigesti aru, et rannavolles... Ma ei tea, kas sa saad mu jutust õigesti aru. Kohe saad peegeldada. Et see tiitlivõistlus, et selle tähendus on, ei ole nii suur kui ütleme kuskil mujal või samamoodi kui tennisesse paralleel tuua, et see Grand Slam, milleks siis tõesti valmistutakse, milleks ollakse valmis loobuma. Sa ütlesid, et tegelikult see Hamburgi turniiri võit oli isegi teile olulisem. Pikas jooksus jah olulisem, just psühholoogia poole pealt. Et ei ole nii, et EM on jube tähtis punasega alla joonitud ja kõik umbes suur osa tööst käib selle nimel? Ei ole nii, jah, päris. Minu arvus on üldse see, et see rannavolle EM võiks toimuda iga 2 aasta tagant, et ta toimub iga aasta, et siis see on sama nagu hoki MM. Just, devalveerub veidi natuke. Pole midagi lõpuks, eks ju. Aga eks tiitlivõistlus ikka on nagu tähtis, aga selleks, et niimoodi otseselt selle jaoks valmistuda, meie seda kindlasti ei ole teinud, et niipidi, et Aga seda siis mõlema paariga? Või ikkagi Liisa ja Leenega pigem valmistusite? Ikka pigem valmistusime nagu pigem nagu selleks, jah. Et see teine paar mängib veits teisel tasemel ja on siis ütleme nii, et Liisal ja Leenel ju ei olnud praktiliselt võimalustki mängida kuskil vahepeal, pole turniire lihtsalt, kus mängida, et oled oma punktidega täpselt sellises kohas, kus Futuresit ei ole mõtet mängida ja neid eliidile ei saa peale ja Challengeri lihtsalt ei ole. Just. Ja siis oledki seal niimoodi, nagu sa oled. See kalender on üks huvitav asi. Ja siis on täpselt nagu see, mis on nagu ajuvaba, et sa lähed, sa saad teada, et sa saad turniirile peale 2 päeva ennem ja siis sa lähed sinna kohale. See ei ole ju okei. Sa pead ikkagi kuidagi valmistuma nendeks turniirideks, et mis trenni sa teed või kuidas sa jõusaalis teed või mis iganes on. Et natuke sükke logisev on see turniiride süsteem seal. No seekord oleme saates teinud sellise ülesehitus, et võtame jooksvalt neid laekunud küsimusi, et mis kuhu sobib ja Laura Rogenbaum uurib, et kui võrdled Brunner Hüberlit ja Hollas Remmelgaga, siis mis on nende paaride suurimad erinevused, aga ka mõned sarnasused? Ma pean ütlema nii, et näiteks treening kvaliteet on väga sarnane mõlema puhul. Nad on trennides mõlemad on hästi kohal kogu aeg ja teevad ja töötavad ja see trennides mängitav tase on neil ülisarnane. Lihtsalt nüüd see vahe tuleb sellest, et ühed suudavad selle nagu turniiril ka välja mängida ja on psühholoogiliselt vähe tugevamad
ja on seda nagu, noh, mina olen otsustaja, siukest olekut on rohkem. Noh, see on üks asi, mis on kohe nagu nagu sarnasused ja erinevus on ju. Ja teine asi on puhtalt füüsilised näitajad on ju, et Helenega me ei saa teha selliseid asju blokis, nagu me saame Tanjaga teha. Sest Tanja lihtsalt on tavast 8 sentimeetrit pikem ja looduse poolt ka niimoodi, et ta hüppab ka, ma arvan, Helenest ikkagi 8-10 sentimeetrit kõrgemale, et ta oma pikkuse kohta tal oli vist 52 senti hüppe või? Päris korralik on ju. Ja see on juba kokku 20 senti kõrgem blokk ja täpselt, ja rohkem aega. Ja täpselt, me lihtsalt nagu puhtalt juba füüsilise nagu looduse poolt kaasa antud asjadega me ei saa ühe võistkonnaga teha ühtesid asju, mida me saame teistega teha. Siis oli laekunud veel üks küsimus. Einaste Ingi küsib, milliseid kõrvaljõude on Hüberli Brunner paaril rohkem, et nad nii kiirelt maailma tipust tagasi? Ma nüüd ei saa aru rohkem võrreldes kellega, aga mis ilmselt siis Liisa Helenega võrreldes ega tegelikult otseselt ei olegi. Et neil on treener on ju, Liisa Helenel on treener, neil on 2 treenerit, okei. Ütleme, et neil on 2 treenerit, Liisa Helenel ka tegelikult laos on ju ka Liisa Helenega koos on ju. Psühholoogi nad kasutavad, Liisa, ma tean, et kasutab ka, Helenel vist on ka keegi oma inimene, kellega ta räägib. Füüsilise treener on, see on võib-olla see üks nagu erinevus, et neil on nagu füüsilise treener selline, kellega neil on kogu aeg nagu kontakttrennid. Liisa Helenel ei ole, et Liisa Helenel on füüsilise treener on olemas, aga nad teevad nagu mingid kavasid, siis, et seda treenerit sealt otseselt nagu kõrval ei ole. Ja üks hästi suur vahe ilmselt on see ka näiteks see füsio, et see füsiod on neil kogu aeg turniiridel kaasas, füsiod on neil samad kogu aeg seal Šveitsis on ju, et nad saavad kogu aeg käia ühe inimesega juures, kes keha nagu reaalselt nagu teab kogu aeg juba. Aga see, et nii kiiresti tipust tagasi, see tase ei lange. Kui sa ühele tasemele jõuad, see ei lange. See langeb füüsis. Mina ütlen, et mina täna suudan ka rannavõrkpalli normaalselt mängida, ma lihtsalt ei jaksa. Ma ei hüppa enam nii kõrgele, ma ei liigu enam nii kiiresti, aga see, et ma nagu servi vastuvõttu panen sinna, kus ma tahan, selle ma teen ära. Tehniliselt saad hakkama? Jah, tehniliselt saab hakkama ja see nagu ei kao ära. Et seal on puhtalt ainult see, et kui kaua sa suudad nagu, ma ei tea, võtta Martin Splavins on ju, 42, eks. No just. Ta ise ütleb muidugi, et see number on lihtsalt number on ju, aga sa vaatad, kuidas ta mängib, eks ju, ta füüsiliselt ülias vormis ja ülejäänud asjad ta lihtsalt seisab väljaku peal õige koha peal ja väike kogemus ka ja ongi kõik. Et see ei kao ära, see meisterlikkus nagu ära ei kao. Nii, kas midagi naiste kohta veel enne, kui meeste poole läheme? No. Ma küsin, kas Hollandi, ma mainiks selle ära, et Hollandi võistkond on üli hästi mängima hakanud ja see nagu EM neil seal esimene mäng vist neil oli ka 2-1 või? Jaa, leedulannadega ma vaatasin. Ja Pauli Kienega. Või teine mäng või kuskil seal oli 2-1. No, alagrupi alguses, jah. Aga muidu nad mängisid ikka väga soliidse turniirina, ikka väga nagu konkreetselt, nad ikka võitsid kõiki väga kindlalt. Et... Ja huvitav, et see on selles huvitav paar, et tegelikult see kaitsemängija ka nagu jätab füüsiliselt eriti tugeva muljet, aga on ka väga osav ja tegelikult on ikkagi üpriski tugev. Ja mis on selle juures kõige naljakam selle paari juures, et kui sa mõtled selle sama Raissa Šooni peale, on ju, siis ta on ju mänginud ju ülipikalt, on ju, ta 24-aastane. Martin 4 aastal näha. Ma kogu aeg imestan seda, nagu kui ma näen seda vanust, kurat küll, et ta nii noor alles, et aga ta on mänginud nagu terve elu mänginud. 2 olümpiat on juba tehtud ja nii edasi on, et uskumatu. Aga nad olid hästi tublid, jah. Aga ütleme, võib-olla enne kui läheme meeste juurde ikkagi räägiks sellest meie paarist, et kuidas sa näed, mis siis ikkagi on see, mille arvelt paremaks minna, et me räägime vaimne pool, psühholoogia, no aga kuidas sa treenid? No võt, see on väga hea küsimus. Ma ei oska vastata sellele sedasi. Et mina ju seda otseselt treenida ei saa. Mina ei saa ka mitte ühtegi moodi nagu ühtegi mängijat arendada, nagu räägitakse.
öeldakse, et me arendame mängijaid, mängijaid ei saa arendada, mängijad arenevad ise, mina saan luua võimalused selleks, et see areng võiks tekkida kuskilt. Aga kui mängija ikkagi ise ei taha areneda, siis ta ei arene ka, on ju. Aga see sama psühholoogiline pool, ega mina saan ainult rääkida sellest, et nad on piisavalt head ja nad suudab, mina saan ainult julgustada. Aga psühholoogilist poolt mina muuta ei saa, seda saab muuta inimene ise. Mina saan oma psühholoogilist poolt muuta, mina saan oma mõttemaailma muuta. Mina saan sinule rääkida näiteks Märt ilusaid sõnu ja siis sina muudad oma mõttemaailma, on ju. Aga mina sinu mõttemaailma muuta ei saa. Ja see ongi see, kus Liisa Helene peavad ise endaga hästi palju nagu tööd tegema, et see psühholoogiline pool paremaks saada. Ja see on kõvasti paremaks läinud, ta on ikka aastatega läinud kõvasti paremaks ja seda usku, et nad suudavad mängida ja seda on tulnud kõvasti juurde, aga see on kõige raskem osa, mida treenida, et jõusaalis ja see on ka kõige raskem osa vaata, mida nagu kuidagi märgata või aru saada, et jõusaalis on ju lihtne seal rauda virutada ja näed, et eelmine nädal surusin rinnalt 100 ja nüüd surun 105, et ma olen tugevamaks saanud, on ju. Aga psühholoogilist poolt see, et sellest aru saada, et kuidas see sinu sees mingi muutus on tekkinud, kuidas sa kuskil oled parem või ei ole parem, et see on hästi keeruline, hästi pikk töö. Ma arvan, et see on kõige pikem ja raskem asi üldse rannavõrkpallis. Aga kas selle psühholoogilise poolega ei või ka nii olla, nagu mulle ikka meeldib öelda, et kordustarv on ülioluline. Et mida rohkem nad nende tugevate paaridega sellistesse olukordade satuvad, siis hakkavad õppima neid võitma ka lõpuks. Ehk siis see kordustarv ja psühholoogiline pool nagu natuke äkki käivad käsikäes. Absoluutselt, jah, kindlasti. See kogemused on, et sa omandad mingisuguseid kogemusi kuskilt, et see on jälle selline asi, mida öeldakse, keegi ütleb, et anname kogemusi edasi, on ju. Siis tegelikult sa ei saa seda teha, et iga inimene kogeb ise oma kogemused, et ma võin jälle rääkida, et kuidas meie omal ajal tegime, aga ma ei saa seda nagu edasi anda, on ju. Et iga inimene kogeb oma asju ja ongi, mida rohkem sa seal saad olla, mida rohkem sa nendes pingeolukordades saad olla, mida rohkem sa läbi elad neid, on ju, et seda kergemaks nad võiksid minna, aga seal peab olema ka inimene see, kes nagu võtab sealt siis ise midagi kaasa. Aga kuidas see olukord praegu on, et kuidas nüüd edasi, et kui palju nende tugevate paaride vastu veel saab mängida, palju nad sinna peale saavad nüüd, nagu sa ütlesid, nad on hetkel seal 2 vahel, silvendamas, et kuidas nüüd tunne on, et siin hooaja teises pooles saab eliiti peale ka veel? Oled sa kalendrit näinud või? Ei ole kusjuures. No, mina ka ei ole. Et me ei tea, kas üldse tuleb turniire see aasta või ei tea. No reaalselt me ei tea. Ei olegi veel? Ei ole. Kalendrit pole? Ei ole järgmise aasta oma, aga selle aasta lõpukalendrit, et oktoobri alguses on viimane Futures turniir vist, mis on kalendris kirjas ja peale seda ei ole midagi. Mingid jutud käivad, et novembris äkki on 2 turniiri, aga need jutud on nii pikalt käinud, et aga jah, kuidas edasi nüüd ongi, et tegelikult see 3-4 aastat, mis me oleme Liisa Helenega tööd teinud, et ma just üks päev rääkisin ühe naisterahvaga, kes aitab meid nagu psühholoogilise poole pealt natukene, siis ütlesin ka, et Liisa Helene tegelikult ei olegi olnud ühes sellises kohas nagu pikalt oma taseme juures, nagu ühes kohas pikalt, et nad on kogu aeg nagu liikunud kuhugi poole edasi, et kui me alustasime, siis alustasime ju Futures turniiride kvalifikatsioonist, siis esimese aastaga liiguti sinna põhiturniirile, siis järgmise aasta liiguti sinna, et nad said juba medaleid on ju, hakkasid võitma, siis hakati juba Challengeril käima, nüüd jõutigi sinna, kus nad olid Challengeril nagu pidevalt peal, eks ju. Ja et nad on kogu aeg nagu läinud üles, et neil ei ole nagu seda võimalustki nagu sellist nagu kogemust saada. No täpselt, jah. Jah, aga nüüd ei tea edasi, jah, ma ei kujuta ette. Aga me oleme juba kokku leppinud nendega, et nüüd sügisel kindlasti tuleb rohkem rõhku panna just sellele mentaalsele poolele, et teha see üks samm veel edasi üles. Võrkpalli nad oskavad mängida. Ja selles me ei kaatlegi. aga et ei jääks nüüd liiga kõlama võib-olla see ütleme, kriitiline hoiak, mis on väga okei, sinu poolt väga okei olla, siis kriitiline selle EM-i osas, aga natuke seda positiivsust ka tõsta, et kuidas sa vaatad nende seda arengudünaamikat võib-olla täpselt just selle viimase 2 aasta lõikes, et tegelikult nad on ju läinud edasi, nagu sa oled rääkinud. Absoluutselt, ja ma ütlen, et kui mina
kui ma hakkasin nendega tööd tegema ja Kristjan Kaisi juures saunas kunagi, Kristjan küsis mu käest, et no mis sa siis arvad, et kui kaugele nad jõuda võivad, on ju. Siis ma ütlesin, et et 30-40 vahele maailmas. No, näen mina nagu nägin siis. Aga täna on see arvamus kindlasti muutunud, et täna ma arvan, see võib olla siuke 20-30, võib-olla isegi nagu kõrgemale, sest mis on nagu hästi positiivne, on see, et ma ei näe seda momenti praegu, et kust kohast nad enam edasi ei lähe. Sest osade mängijatega on see, et sa vaatad, teed aga trenni, teed tööd ja vaatad, ega ta nagu mingist momendist enam edasi ei lähe, et sinna ta jääb. Aga nad on iga aasta nii mänguliselt paremaks läinud, füüsiliselt paremaks läinud, psühholoogiliselt paremaks läinud, et ma täna seda arengu nagu tippu ei näe. Ja see on hästi positiivne. Ja nad ongi hästi palju raskeid momente ka läbi teinud, et on ka vahepeal siin tahetud ära lõpetada võrkpalli mängimist ja igasuguseid asju on juhtunud, aga kõik peale neid raskeid momente on nad kuidagi jälle paremaks läinud, et Liisa ja Leene väga tublid, väga tublid. Nad on ikka oma nagu selle, ütleme, professionaalsuse tasemelt on nad ikka absoluutne maailma tipp, et me oleme seal igasuguste maailma tippudega treeni teinud, kes on lihtsalt treenis ei viitsi ja ei taha ja on nagu nad on. Anna Patrice ja nimesi ei nimeta, aga Anna Patrice, jah. Ja ma ei tea, kas see tähelepanek on õige vale, igal juhul eelmisest EM-ist jäi nagu meelde, et just pärast seda EM-i, mis ka valmistas ju pettumuse ikkagi pigem naistele, et pärast seda nad nagu tulid sealt väga hästi tagasi, et sealt tekkis ju mingi uus tõus jälle. Et sealt said oma mängu käima, et loodame nüüd samamoodi, et naised siis reageerivad soovitud moel. Naised reageerivad, jah. Loodame. Igatahes Futures turniir on ülesanne kätte antud, on vaja ära võita, et siin... Aga millal olümpiapunktide kogumine hakkab? Novembris, jah. See on tore, et kalendrit ei ole. Siis, kui neid turniire ei ole, siis hakkame koguma kõik koos. Saab plaani täpselt teha, kuidas olümpiale saab. Täpselt, jah. Sa kogud punkte, olümpiapunkte nagu Olerexis käid, maksad kaardiga, siis saad punkte ja siis lähed olümpiale lõpuks. Vahepeal on küll täpselt selline tunne, et... Nii, Revo, aga räägime siis meeste turniirist ka, et mis seal oli sinu jaoks kõige põnevam? Ei olnudki nagu otseselt midagi sellist põnevat ega üllatust. Võib-olla see, et need vanemad Rootsi poisid siis ei ole kõige paremas vormis praegu ja ei mängi nagu nii hästi, kui nad siin näiteks eelmine aasta mängisid, aga ei, suurt mingit üllatust nagu ei olnud. Meeste tase on ülihea, selles suhtes, et keskmine tase on, ma vaatasin Hamburgis lihtsalt kogemata ja sattusin vaatama Brauer mängis siis selle Van de Velde vastu ja see oli ikka kosmos. See oli ikka nagu selline, et vaatad ja mõtled, et mismoodi see võimalik on. Ise meeste tasem on nõus, see on ülivaatemänguline ja millist taset seal mängitakse, mis kõrgused asjad, et väga ebareaalne. Jah. Et on kindlasti viimase 2-3 aastaga on see taseme tõus olnud, on märgatav, et kui ma kunagi vaatasin neid meeste mänge ja panid siis nagu ennast sinna oma parimasse aega ja mõtles, et näed, et nendega võiks mängida küll ja siis nüüd viimased 3 aastat on niimoodi, et mul oleks varianti ka, reaalselt ei oleks varianti ka, taoksid üle, polegi midagi teha. Aga siis kohaneksid. Hakkaksid ka teistmoodi mängima. Jah, ilmselt küll midagi kindlasti muutuks, aga lihtsalt ma ütlen, et kogu see füüsis ja tehnika ja kõik on nagu nii palju edasi arenenud praegu, et aga seda on üliäge vaadata, üliäge, et see rootslaste tulek ja see hüppelt tõsted ja asjad ja mis nad nagu sisse tõid, et see oli hästi positiivne rannavõrkpallile, et ma käin siis üle lühidalt ka tulemused, et siis see noorem Rootsi paar Hölting Nilsson Andersson, kes eelmine aasta jõudsid MM-i finaali ja said hõbemedali, tulid siis meistriks, võitsid siis vana head paari Moll Sørum 2-1 finaalis ja pronksi said siis prantslased Rotar Gautier Rat. Kui ma hääldasin valesti, siis andke mulle teada. Kes võitsid siis neid põhirooslasi, Helvig Aaman. Põhirootslased. Põlisrootslased. No maailmameistrid, valitsevad maailmameistrid. On. Et jah. Võtaks ette ühe küsimuse, mis ma ise olen kirja pannud ja mis tegelikult meil on siin vist
Georg Sonne sõnastas selle, võtame tema sõnastuse. Mis on sinu hinnangul Põhjamaade ja Baltimaade edu saladus rannavolles Norra, Rootsi, Soome, Eesti? Hea küsimus. Ma ei oskagi öelda, ma arvan, vaata näiteks rootslaste poole pealt, eks ju, kui või kas või nende norrakate poole pealt. Üks asi on see, et seal on lihtsalt nagu sattunud head tüübid, kes ongi andekad, on ju. See on kindlasti üks nagu point. Ja teine, sest kui ühed ja samad treeningmeetodid toimiksid kõikidel täpselt samamoodi, siis oleks kõik head mängijad. Siis kõik samal tasemel. Kõik oleks samal tasemel. Ongi niimoodi, tegelikult see on nagu fakt, on ju. Et mingi hetke küll tulevad seal mängu, kas sa oled pikk või lühike, on ju, mida sa teha suudad, on ju, füüsiliselt mingi mentaalne pool. Aga kas või näiteks, võtame näiteks kas või Norra, eks ju. Seal on 2 venda ja üks vend on ilmselgelt parem teisest. No, kõvasti parem. Kõvasti parem, jah. Treeningmeetodid on ju samad, on ju, põhimõtteliselt. Aga üks on lihtsalt nii palju andekam. Ja ma arvan, et täna on nii Norras kui Rootsis sattunud nagu lihtsalt head mängijad. Et kui me vaatame, Lätit ka on ju siin, siis Kristjan Fokarots on supertalent. Ta on nagu, ma arvan, siin viimase 5-10 aasta üks andekamaid mängijaid üldse rannavõrkpallis, kes on tulnud. Ja kui Kristjan Fokarots oleks sündinud Saksamaal, siis ta oleks praegu nagu Saksamaa hea mängija, on ju. Ma olen täiesti kindel selles. Oi, kindlasti. Jah, et see ka, et mis materjal sul nagu päriselt on. Aga ma arvan, et üks hästi suur osa on need samad infra olemasolu ja mingisugused trennid ja kuidas seal lastega tehakse ja nii edasi. Et see on, keegi on kunagi öelnud ka, et Eestis ei saa rannavõrkpallis heaks saada, sest meil ei ole võimalusi selleks. Paar aastat tagasi ma ei mäleta, kes see oli kuskil kommentaator, kuskil saalivõrkpalli mängu ajal keegi kommenteeris. Mina kindlasti. Ei, sina ei olnud. See mõte oli siis, mis asi, et meil ei ole nagu kliima mõttes võimalusi või et meil ei ole siis halle? Ja meil ei ole kliima mõttes võimalusi, jah. Ma arvan, et need kliimavõimalused Norras on kindlasti paremad. Norras on kogu aeg suvi, aga ei, lihtsalt ongi see, et need infra olemasolu ja saab aastaringselt teha ja võib-olla see suhtumine ka natukene teistsugune, et Saksamaa, Šveits, et just see Euroopa pool on treening suhtumises on teistsugune. Et eurooplasi, kui sa vaatad, siis eurooplased kõik on nagu tehniliselt üsna head. Ja ameeriklased on sellised, kes oskavad võrkpalli nagu mängida. Nad nagu oskavad selles suhtes nagu mängida, on ju. Et võib-olla see sakslane ei suuda leiutada kuskilt, ma ei tea, üle pea pookisid välja, sest ta on tehniliselt teistmoodi kasvatatud, aga ja siis on brasiillased, kes on puhtalt emotsiooni pealt, et kui Pompora üles läheb, et siis on korras, siis on raske nendega. Et võib-olla see pool on see, mis Euroopas ka on toonud seda edu, et just see trennide nagu tehnilisem pool ja just see lihvimine nagu hästi heaks ennast tehniliselt, et see võib-olla on üks põhjus. Siia hästi haakuvad Karl Stammi saadetud küsimused. Kas on hakatud leidma rohtu rootslaste hüppelt tõstete vastu ning mis sa arvad, kaua neil tervis vastu peab selliste hüppete arvu juures? 2 küsimust siis. Kui nad on 4. jäid, järelikult siis on leitud rohtu, sest tegelikult need, ütleme siis need nooremad rootslased on ju, nad ei tõstagi nii väga palju hüppe pealt, et nad aeg-ajalt tõstavad, aeg-ajalt jälle ei tõsta, et ma eile vaatasin seda finaalmängu, siis ega nad seal 3. skeemis väga mingid vigureid ei teinud, nad ikkagi mängisid hästi sellist puhast ja vastuvõtt tõste ja protsendiga rünnaku võrkpalli on ju, et ja täna on kõik tõstavad hüppe pealt ja kõik jooksevad ja kõik teevad ja möllavad. Ma just tahtsingi öelda, et see rohi on see, et teised hakkasid ka tegema. Jah, täpselt, jah. Ja mis eile mulle silma jäi nagu sealt meeste finaalist on see, kuidas plokimängija, kui kiiresti jõuab plokimängija näiteks servist võrguni, see on kindlasti muutunud. Ja just tänu sellele, et sul peab olema aega liikuda seal on ju, kui nad seal jooksevad ja hüppavad, eks. Ja seda esimest palli ka võtta, et hästi paljud plokimängijad ka planeeriva serviga, nad juba viskavad selle palli nii väljaku peale, et see esimene hüppe on sul 2 meetrit väljaku sisse, siis on ühe sammuga sealt võrgu juures, et sa pead seal olema. Et see on ilmselt üks asi, kus kohast mingi
rohi on siis, et sa saad seal vastas olla, aga jah, pigem on Martinil õigus, et see teised on lihtsalt selle mängustiili üle võtnud ja on normaalsuseks saanud. Jah, tavaline, jah. Aga kas see siis, et on rohkem hüppeid seal kuidagi võib mõjutada tervist ja mängija karjääri pikkust? Ikka võib, aga sa jälle nüüd, kuidas võtta on ju, et kui ma löön selle teise palli maha sealt hüppe pealt, et siis on jälle üks hüppe vähem. Üks hüppe vähem jälle, jah. Et teistpidi jälle võib, kui tema tõstab mulle, siis on üks hüppe juures, et see, ma arvan, et see keskmine tuleb tegelikult enam-vähem sinna sama kanti, aga kindlasti ülihea näide selle kohta oli kunagi Kantor Losiak oli selline paar, kes noorena ka jooksid ja hüppasid, et tegid igasuguseid kombinatsioone ja siis kui 30 pluss täis lõi, siis üks mees ründas ainult nurgast, et vastu läks nurkade kõrge tõste peale, see ei jaksanud kuhugi joosta enam, et kindlasti mõjub, jah. Nii, ja teine küsimus siis Karlilt, seda on ka teised inimesed küsinud, mis sa arvad Molli saali minekust? Ja siis ta jätkab, kas peale seda tulevad vanad head Moll-Sooru majad tagasi, 18-22 olid nad ju peaaegu alistamatud ja löövad platsi puhtaks ka 2028 olümpial. See saali minek on üliäge otsus minu arust, ma rääkisin Andresega ka ja ütlesin talle ka, et see on super äge otsus, et sa sellise asja nagu vastu võtsid, on julge minna. Üks asi on see, et ma ei usu, et ta ise läks küsima, et ma arvan, et tal on midagi seal kuskilt keegi pakkus, et taheti teda sinna. Kas rannavõrkpalluritel on agendid ka? Ma ei tea ausalt öelda, ma arvan, et ei ole. Pigem ei ole, jah. Et super julge otsus, tahtis ära proovida, praegu on ka selline hea aeg, et nagu me teame, kalendrit väljas ei ole, on ju, ja me teame seda, et ilmselt on esimesed turniirid järgmine aasta kuskil märtsi lõpus, mis siis temale nagu saalihooajaga ideaalselt sobib, on ju, ja ma ei usu, et ta nüüd halvemaks selle pärast jääb rannas. Aga see on siis ikkagi mõeldud konkreetselt sellise üheaastase projektina? Jah, praegu küll, jah, ta ütles, et talle tehti pakkumine ja sobis ajaliselt, et ta tahab ära proovida ja siis et olümpial tahab kindlasti osaleda. Kas nad nüüd platsi puhtaks löövad? Täna tuleb igasuguseid võistkondi tugevaid nii palju juurde, et ma ütlen, meeste tase on nii võrdne seal, et ei ole ju neil ka enam see aeg, kus nad on iga turniir finaalis ja see eelmine Hamburgi turniiri finaal oli ju ikkagi 21-9 on Moll-Soorumi jaoks, ma ei tea, kas nad on üldse nii numbrit näinud. 16 olid viime, võib-olla siis. Jah, täpselt võimalik, et ikkagi päris korraliku koslepi said seal, et... Mis see Soorum siis vahepeal teeb? Trenni. Kõksib vastu seina? Jah, neil on teised sõbrad ka, et... Okei, aga tal ei ole mingit asenduspaarilist või midagi kellegi? Ei ole praegu mõeldud üldse. Ta oleks võinud ju ka võtta siis liberaks või midagi, ei või? Ponti nagu. Võtan. Kas ma tohin sõbraga kaasa võtta? Ma tulen mängima, kas ma sõbra tohin kaasa võtta? No see on see nagu, vaata, Lebronil peab poeg olema tiimis. Ja. Niimoodi või? Aga huvitav on selle juures, minu jaoks on nagu hästi huvitav selle juures see, et ma rääkisin nende selle füüsilise treeneriga ka ja ma küsisin ta käest, et ma tean, et Andresel on õlaga kogu aeg olnud probleeme hästi pikalt. Siis ma küsisin, et kuidas te nagu, nüüd sa pead 3 ploki vastu ründama, kes on kõik 2-meetrised, on ju. Et rannas sul on üks mängija, kes on seal vastaseks ju. Nüüd sul on 3 kolli seal, sa pead nagu panema raisk. Meeter rohkem ruumi. Meeter korda meeter. Jah, meeter rohkem ruumi, aga saalis ikkagi, ma arvan, et sa pead ikkagi tugevamini lööma kui rannas. Kindlasti. Et kas või sealt näpudest minema neid palle lüüa. Et kui see Vene poiss Semenov läks saali liigasse, siis ta ju poole aastaga oli meistriliigast esiliiga võistkonnas ja siis järgmise poole aastaga oli noorte võistkonnas, sest ta lihtsalt ei jaksanud palli maha lüüa, reaalselt. Et mind nagu huvitab see, et kuidas ta siis nüüd oma õlaga seal selle 3 ploki vastu taguma hakkab, et... Ei, see on põnev, loodame, et ta saab mängida ka seal mingid mängud. Positsioon on õige, et keskblokeerijad hakkama ei saaks või? Eelmine saade nagu kõlas, et sellised mõtted, mina ütlesin, et ta saaks igal pool hakkama. Ma arvan, et ikka saaks. Toeta mind, eks? Ma arvan küll, et saaks. Ma arvan, et ta saaks sidemängija nagu hakkama mingil tasemele. Ta on lihtsalt nii hea, ta ongi tehniliselt nii hea ja... No rannamees. Jah, nagu nad kõik. Sellega on kõik öeldud, et rannamees. Ja sujuvalt... Rannamehed on nagu, vaata, nagu ütleme saalis, sorry, ma segan, et saalis on sul
spetsiifilised kohad, et üks on nurk ja teine on nii edasi, et noh, tempomees võib-olla ei oskagi vastu võtta üldse ja nii edasi, siis rannamehed on nagu 10 võistlejad. Just. Et teevad nagu kõik alasid. Midagi hästi ei oska. ja vigastused ja katkestamised saadavad. Okei, see oli nali. Aga sujuv üleminek, väga hästi juhatasid teema sisse, et Georg Sonne siin pommitab küsimustega. Rivo, mida näitab sinu hinnangul asjaolu, et saalimehed Märt Tammearu ja Kusti Nõlvak tulevad ja riisuvad Kloogarannas koore? Kas käib heas mõttes ego ja aupihta? Ka, oleme ausad, tegelikult ei tohiks ju nii olla. Aga miks? Jah, mina lugesin... Aga miks selles suhtes minu arust on see jumal okei, et esiteks Kusti on 7 aastat mänginud rannavõrkpalli ja Märt on teinud läbi kogu noorte koondiste asja rannavõrkpallis. Ehk siis tema on ka oma elus ikkagi omajagu korralikult rannavõrkpalli mänginud, et iseenesest see ei ole eriti üllatav ega skandaalne. Eriti nende 2 mehe puhul. Just, et Kusti tegelikult minu keel nagu tõrgub ütlemast, et on kuidagi saalimees, et on ikkagi vana rannamees, selgelt rohkem olnud oma täiskasvanud karjäärist rannas. Meil oli siin kõva paar Tiisar Nõlvak, eks ju, tema oli üks nendest, võtab sinna kõrvale Märt Tammearu, kes on üldse väga suur talent, eks ju. Et jah, aga ma olen nõus, et see ei ole midagi erilist. Aga nüüd lähme siit edasi jälle sujuvalt EM meeste turniir, vaatad seda ja ütle siis nüüd, et meie praegune siis esipaar, Tiisar ja siis, eks ju, Korotkov tiima. Et kuidas sul tundub, et kas nad, mitu aastat juba meil ei ole nagu esindust meeste hulgas, et tore, et naised saavad peale, mehi ei ole, et mis neil puudu jääb või? Ma ei ole näinud neid mängimas, ma nüüd Võsu seal turniiril nägin neid mängimas natukene. Aga seal Võsul oli tuuline ka, et seal võib-olla täit pilti ette ei saanud. Aga mis on ma ütlen, kui ma panen praegu silme ette selle Holland mängu või kas või eilse selle EM-i finaali, siis see tase on nii palju puhtam. See mäng on nii palju puhtam, et pall on kogu aeg õige koha peal, pall on sul rünnakule minnes, on ta sul parema õla peal, sul on võimalusi rünnata sellest positsioonist nagu kogu väljaku peal, et Mardi ja Tiima viimast mängu, kui ma vaatasin, siis seal oli palju selliseid momente, kus positsioonist väljas palliga... Ei tegeleta oma eelmiste puudete päästmisega, vaid... Jah, täpselt, jah. Et ikkagi kõik puuted lähevad sinna, kus peaks minema, on ju. Ja vahepeal Mardi Tiima mängu siis vahepeal nagu tundus, et kas siis üks läheb natukene valesti peale, pall on vasaku õla peal jälle, kust kaovad siis mingid rünnaku nurgad asjad ära, on ju. Et võib-olla selline natukene nagu must on see mäng, et see peaks olema nagu puhtam. Aga teevad trenni, selle Tirgiga teevad trenni, Tiima on minu arust nagu kindlasti sammu edasi teinud füüsilise poole pealt, liigub kiiremini, loeb nagu mängu normaalselt, et ma huviga ootan, et kui mingid maailmakarikatappi, nüüd me näeme, siis neljapäeval me näeme, kuidas nad mängivad siin Eesti MK-etapil siis, aga huviga ootan, et kui nad saaksid ka kuskil nagu tugevamale turniirile. No korra said eliiti kiirelt üks päev enne teada, et said vist kvalifikatsiooni peale. Ja seal Saksamaa vastu oli korralik mäng ja Šveitsi vastu siis ma küsisin Šveitsi... Fredel ja Jordan on ju ikkagi eliidimängijad põhimõtteliselt või seal piiri peal. Jah, seal piiri peal, jah. Ma küsisin ka Šveitsi meeste käest pärast, et ma mängu ennast ei näinud, ma nägin ainult seisu, et küsisin, et miks te kiusate eestlasi, siis üks mängija ütles, et nad ikkagi kiusasid rohkem ennast, et eestlased kiusasid ise ennast, et nad ütles ka, et oligi vastuvõtted olid kehvemad ja ei saanud rünnakupositsioone ja siis vigu tuli palju sisse. Aga kas see tuleb sellest ka, et meil siin Eestis ei ole teisi selliseid paare, kellega nad saaksid pidevalt trenni teha vähemalt enda tasemel või olgem ausad, meestes meil ei ole mingit püramiidi, naistes me võime juba rääkida püramiidist, meil on 3 paari järjest tulevad, vanuseliselt ka. 4 isegi. Keira Sandra ja Anne-Mai ja Marta ka. Just. Aga meestel ei ole seda. Meil on üks paar, kes nagu tahab teha, teevad ja siis ülejäänud on, nagu ma eelmine saade ütlesin, et mitte kellegi liiga teha, on meil harrastus rannavõrkpallurid ikkagi. Vaata see, minu arvamus sellega on see, et ju ega ju siis, kui me Kristjaniga tegime, ega meil ka ei olnud ju selle tasemel nagu paari, kellega trenni teha, et häid mängijaid oli kõvasti, aga need head mängijad kõik olid ka talvel saalis, on ju. Ehk et kui me võtame Mardi ja Tiima,
Läti on kõrval sul on Lätis on maailma teine paar äkki praegu või? Plavins oli teiseks vist tõusnud. Nädal laagrit seal ja nädal kodus ja nädal laagrit seal ja võib-olla kutsud nad siia mingiks ajaks on ju, et teine on Rootsi ei ole ka kaugel, eks ju. Või ükskõik Saksamaa, et lennate täna, istud lennuki peale ja oled 1,5 tunniga Saksamaal ja teed trennina. Kas igal pool võetakse siis vastu kohe? Muidugi võetakse, ikka võetakse, muidugi. Ma usun, et nad saavad kõikide kuradi noorakate ja kõikidega teha trenni, kui nad tahavad. Et ikka Mart on ju nii palju mänginud ja teda teatakse juba hästi. Et... MM-i 5. Tuletame meelde. Aga jaa, kas või nagu mitte nüüd, et ennast nagu ilmselt moodi kiita, aga kui mina küsin, siis võetakse vastu. Et kui mina ütlen, et kuuled, et poisid tahaks tulla, on ju, või tüdrukud tahaks tulla, et nad on nagu normaalse tasemega, siis nad võetakse hea meelega vastu. Aga kui Märt ja Martin on, et siis pigem... Martin ei tahagi minna selles suhtes. Pigem ei võeta. Pigem seda kõnet sa ei tee. Seda kõnet ma ei tee, jah. Seda kõnet ma tõesti ei hakka tegema. Ma võin teha, aga kuskil mujal siis. Kus ka võetakse hästi vastu kindlasti. Nii mehed, aga ma annan teile nüüd võimaluse teha natuke reklaami, et Tallinnas tõesti hakkab MK-etapp sel nädalal. Rääkige, mis toimub, kus toimub, kes osaleb, millal see toimub, kes võidab? Ma ei tea, Martin, sina oled seal suur kommentaator või? Ei, mina ei kommenteeri. 2 esimest päeva lähen aitan välja announceri ametiga seal. Siis sa oled ju kursis, hakka pihta. Aga lihtsalt teeme puust ja punaseks. Mis siis toimub? Tallinnas on Futuresi MK-etapp. See on siis see 3. tase? Vabaduse väljakul. 3. päeval hakkavad kvalifikatsioonid 8:30 hommikul juba ja Eesti paaridest on meil kvalifikatsioonis mängijaid küll juba, nii et tasub minna vaatama. Naistest olid vist Kuuse Maiste ja meestest Põldmaa ja Maidle. Just, jah. Et tasub juba kolmapäeval tulla. Ja täna hommikul sõitsin Tallinnasse, jõudsin enne 7 Tallinnasse, liiva veel ei olnud. Uurisin kiiresti, kas mu info ikka vastab tõele, et see nädal on. Ja tean, et kell 8 esimene koorem liiva tuli, nii et ilmselt jõutakse kõik kenasti valmis ka. Aga tasub ikka tulla vaatama. Okei, kui sa seda seal nimekirja Meindro omat vaatad, ega väga tuttavaid nimesi väga palju ei ole kindlasti. Siin on mõned, kes on naistel on parem nagu see parem seis natukene, jah. Et meestel tuttavaid nimesi võib-olla see Puskunsis ja need, kes siin on Eestis mänginud, on tuttavad nimed, aga midagi sellist vau-efekti ei ole, aga kindlasti sellist taset Eestis ka ei ole enne olnud, nii et jätame selle Rakvere võib-olla välja. Aga et tasub tulla kindlasti vaatama ja näha, millega siis meie rannavõrkpallurid seal tegelevad. Jaa, ma olen nõus sellega. Mina olen ka nõus sellega. Võtsin kiiresti ette ka ilmaennustuse, et ei ole ka kõige hullem, et siin näitab mõnedeks päevaks natuke vihma, neljapäev, laupäev, pühapäev, jah, aga loodame parimat. Pühapäev on läbi juba, meil laupäeval on finaalid. Finaalid laupäeval? No siis pühapäeval võib sadada. Reedel näiteks väga ilus ilm, 19 kraadi, päiksepaisteline, kolmapäeval ja nii. Ma olen reedel Pulma Saaremaale. Ja järgmine nädalavahetus on ju Eesti meistrivõistlused ka seal samas. Jaa, seda ma küll kommenteerin. Kaks nädalavahetust järjest on head rannavõrkpalli näha Vabaduse väljakul. Olereksi siis maailmakarika etapp ja Eesti meistrivõistlused. Mida me Rivo ootame sealt meie paaridelt? Kas oleks pettumus, kui vähemalt üks Eesti paari jõuaks finaali? Ma arvan küll. Mõlemad ju lähevad esimese asetusega peale, kuidas pingele vastu peavad. Et mina tahaks küll, et näiteks Liisa, Helene või Eva Lotta oleks finaalis mängiksid. Kõige parem, kui nad omavahel seal mängiksid, oleks vapse pull, aga eks ole näha. Ja noorte poole pealt lihtsalt tahaks nagu julget võrkpalli näha, et ei hakataks kartma seal vastaseid. Sest mängu tasemelt on ju tegelikult, ma arvan, Keira, Sandra ja Anne-Mai ja Marta Miia suudavad seal nende võistkondadega mängida küll, et ei ole probleemi. Kuulge, tehke mulle üks asi selgeks, et eelmine aasta Eesti meistriks tulid siis Kais ja Rebel ja siis meil olid siin pikad saated, rääkisime, kuidas see Rebel lõpetab ära ja pole midagi lõpetanud. Mängib, käisid MK-etapil, said Hiinasse veerandfinaali, et võetaks siis tõsiselt asja või? Ei, ta ju nüüd otseselt tõsiselt ei võta, et Jaan teeb trenni ja midagi ta nikerdab, aga ta ju
ju professionaal ei ole selles suhtes, et ta sügisel siin vist 2 korda nädalas käib lihtsalt mängimas ja mingit jõusaali ta ka teeb ja Kaur on ju saalis, et noh. Ehk et siis võtavad tõsiselt, aga sedasi suvehooajal? Jah, suvel nad ikkagi võtavad tõsiselt, jah. Esimene trenn, kui nad siin enne seda Jurmale etappi, siis viisin neile ühe trenni läbi, mõlemad olid hullult närvis, sest mitte midagi ei tulnud välja neile ja Patrik Parijõgi ja Joosep Põldmaa vastu nad tegid seal trenni ja siis peale trenni Jaan oli seal hirmus närvis, et kurat, ma ju servi kätte ei saa ja küsin, mida sa tahad siis? Ja ta mõtle, eelmine aasta me mängisime nii hästi, mõtlen nüüd selle peale, mida sa tegid selleks eelmine aasta, et mängida augustikuus hästi, on ju. Sa pole mitte midagi teinud nagu siiamaani selle jaoks, et teha, et sa ei saagi nagu nõuda enda käest sellist asja. Normaalne. Et neil oli eelmine aasta ka ju samamoodi, et nad algul tegid natuke ja siis lõpus olid head. Ja ma usun, et nad on siin Eesti meistrikatel kindlasti ühed kullapretendendid ka uuesti see aasta. Kindlasti jah, kindlasti. Ja kuidas, Martin, siis need koefitsiendid tulevad? Eks seda vaatame sellel päeval. Ja suursoosikud on ikka Tiisar ja Korotkov? Ei, kui me numbritesse paneme asjad, siis kindlasti on soosikud Tiisar Korotkov muidugi. Kes seal veel mõni kolmas nõudleja võiks olla? Ma ei tea, sealt tuleb üsna järjest neid seal siis... Urmas on ju... Viikender. Sinna vist mingid selliseid saali või eksperimentaalpaare väga tulla ei saa. Saab ikka. Ma mõtlen, saali omad ju... Koondise mõiste. Koondise omad ei saa, eks ju. Koondis on samal ajal Rumeenias äkki mingil kontrollturniiril. No need vaevalt, et see lubatakse. Vaevalt teeme ühe turna. Vaevalt, et see päris nii käib. Ei, jah, vist ei ole selliseid. Jah, Kustit ka ei ole seekord kindlasti siis. Vaatame, kui palju üldse neid paare tuleb seal, et me natuke kardame positiivse poole pealt, et Tallinnas on turniir on ju, siis Tallinnas on üldiselt neid paare hästi palju olnud, et veits nagu pelgame seda, et mis see lõplik number on. Peab esmaspäeval kvaliga alustama. Me juba oleme mõelnud selle peale, et kas teha niipidi, et mängida kvalifikatsiooni, alustada näiteks juba kolmapäeva õhtul, kui tuleb väga palju paare, et muidu me alustame neljapäeval kvalifikatsiooniga. Või siis nii, et neljapäeval alustada ja reede hommikul mängida veel mingid viimased kvalifikatsioonimängud, et aga hästi positiivne on olnud see terve suvi selles suhtes nende osavõetlejate arvu poolest on ikka ju, iga turniir on üle 60 paari, et... Ei, see on äge, et neid harrastajaid ja neid tahtjad on nii paljuks läinud, et see on küll üks väga positiivne asi ja kui sellest tuleb siis lõpuks välja mõni selline, kes tahab ka väga tõsiselt tegema hakata, sealt noored, kes näevad, et sealt juba saaks hakata ju püramiid ehitama siis. Täpselt nii. Ja kui mõelda selle peale näiteks, et kas või seesama teie Pärnu turniir on ju, kus ja Võsul ka siin olid ikkagi auhinnarahad ka korralikud, et kui me Futures'i esikoht saab $1000, siis Pärnus Eesti meistruste etapil oli samas vääringus oli auhinna esikohal, et see on väga kihvt. Nii, siia siis sobiks ka üks küsimus. Looring K tahab teada. Mitmendaks oleks Vaaks ja Jõesaar sel aastal Eesti meistrivõistlustel rannavalves jäänud või ütleme, võime siis öelda tulnud. Et tegemist on siis korvvalluritega, kes siis pidasid sellise näidismatše siis Kaisi ja Rebeli vastu. Kaisi ja Rebeli ja tehti ka oma vahel, eks ju, et Eesti koondise mängijad. Et ma ei tea, kas te nägite neid mänge, oskate midagi kommenteerida, kuidas see asi välja nägi? Mina neid ei näinud. Stefan Vaaks on väga hea, ta on ju võrkpallist, ta on Eesti meister U14. Jah, ta on ema mängib võrkpalli rannavollet ja Stefan oli väga hea. Ma mingit klippe nägin, siis ta ikkagi liigutused on näha. Seal on võrkpalli mängitud, jah. Jõesaar pidi olema just rohkem nagu saali kallakuga. Kuskil käis selline lause. Sellised kallakud siis meil kutsumis. Saali kallakuga korvpall. Jah. Ei, Jõesaar ka ju, nimi juba ju lubab võrkpalli mängida. See annab eelduse. Et tulgu järgmine suvi kohale kuskile, et hakake mitte kvalifaast. Jah, saavad ju nüüd siin Eesti meistrivõistlustele ka kirja panna ennast, et keegi ei keela. Wildcard antakse äkki. Riva, siin sa nüüd küll eksid. Keelab küll. Stefan Vaaks ei saa ju koondises kossugi mängida, peab kohal olema. See oleks veel parem, kui ma teen ühe rannavalle turniiri Eestis. Kerge sutsaka. Aga nad ei ole ju esimesed sellised, kes kunagi ju mängisid Eesti meistrivõistlustel ja vist isegi võitsid ühe mängu ju ka Kangur ja Summer, Indrek Raadik.
Pudõlingi on mänginud. Pudõlin mängis väga hästi. Pudõlin oli Eesti pronks vist. Mina olen ise saanud Kristjan Kanguri vastu mängida ja siis ma mäletan seda, et ma eeldasin, et Kristjan ma muidu tean päris hästi, et me käisime koos kergejõustiku trennis ja niimoodi, aga siis ta oli juba 2-meetrine ja selline kossumees ja ma eeldasin, et need löögid ja asjad tulevad selliselt kõrguselt ja võib-olla sellist tehnilist pagasit ei ole. Ja siis mu üllatuseks, et pigem tal oli väga pehme tõste, väga kena tõste oli, löök pigem oli, pigem ei olnud nii lihtne tal seda palli pihta saada ja just seda jõudu kasutada. Aga siis muidugi sain ta seda koledat plokki maitsta ise. See oli päris paha. Kristjan mängis väga hästi mingi hetk ikkagi, mängisid ka rohkem, et ma räägin, et sealt Summer ka, Intrakraadik ka nagu, et sa korralikult mängisid. Jaa. Aga vastan küsimusele, ma arvan, et nad ei jõuaks põhiturniirile. Ahaa, igast... Kaotaks kvalifikatsioonis kuskil. Võib-olla esimese ringi kvalifikatsioonis võidaks, oleneb kellega nad mängivad, aga... Et nii kossumehed, et praegu nagu natuke visati teil kont pureda, et järgmine kord tulge kohale näidake, et saate küll. Jah, sama võin ma olla enda vastu kaus, et kui mina läheks mängima 3-3 korvpalli, siis ma ka ilmselt ei saaks kvalifikatsioonist edasi. Pigem mitte. Oleneb, kes kõrval on, et... ütleme mina ja Esna ja Sten ja... Meie kolmekesi siis. Meie kolmekesi, jah. Ongi täpselt kaks jõulist äärt ja tsenter. Paneme Kanguri. Ei, siis muidugi, siis me võime igast asju välja mõelda. Paneme siis, ma ei tea, LeBron Jamesi ja Vesik James ja Jordan lähevad kolmekesi, see on nagu mingi anekdoot. Läheb lappama. Nii, mis me tahtsime veel rääkida? Tahtsime kodusest sarjast rääkida. Et ma tahtsin natuke tõstatada ühe teema, et ma loodan, et keegi ei võta seda kriitikat liiga isiklikult. Mõlemad mehed mu vastas võtsid sellise paid käed rinnale vaheliti, võtsid kaitseasandi sisse, aga ei. Ühesõnaga, ma saan aru, et meil on siin kodune sari, mis on jõudnud siis oma lõpplahenduseni. Et Eesti meistrivõistlused enam ei ole selle üks etapp. Eks ju? Ja kuskilt ma lugesin nüüd siis alaliidu uudisest, et Eesti meistrivõistlustel siis kuulutatakse välja need sarjavõitjad. Ja esiteks ma tahaks öelda, et tegelikult ma ei tea, ma isegi üritasin nagu aru saada, kes need sarja siis nagu võitis. Kuskilt uudistest, see on ju selgunud juba, kes on selle sarja võitnud. Kuskilt uudisest see pole läbi käinud, et üldse see punkti seis, et mingi selline asi on, ma ei saa aru, kas see ei ole üldse tähtis või mis teema on. Ja siis ma läksin alaliidu kodulehele, ma lõpuks leidsin kuskilt nurga tagant sealt üles veel mingi Exceli faili ja seal on tõepoolest on mingid punktid ja asjad, aga siin veel siiamaani on viimane etapp on nagu puudu, et meestest Urmas Piik on siin 4 etapiga 70 punkti saanud ja naistest on Maret Kuus ja Laura-Liisa Maiste mõlemal 62, nemad on koos mänginud. Ehk nemad juhivad, aga siis see Võsu etapp, eks, viies oli Võsu. Jah, seda nagu pole veel, et päris nii minu arust ei peaks ka nüüd käima, et meil on sari on ammu läbi, siis kuu aega, ma ei tea, kas tulemusi hoitakse kinni, et siis kuulutada välja see Vabaduse väljakul, et ikkagi, see võiks olla sedasi, et top-up, et turniir saab läbi ja kokkuvõttes võitsid need ja need, et oleks ju loogiline, et info jagamine. Ma olen nõus sellega, jah, ta peakski nii olema. Ja ma ei taha kedagi kuidagi sedasi personaalselt kritiseerida, lihtsalt, et kuidas saaks paremini teha. Aga nii ta peakski olema, et tegelikult ju peale seda Võsu etappi saab ju välja kuulutada juba üldvõitja, aga selle auhinna me anname üle Vabaduse väljakul, et see oli nagu see mõte, et tuua need mängijad sinna nagu siis välja on ja seal eraldi veel välja tuua. Et. Aga kas see, et need vaata Urmas Piik on mänginud erinevate paarilistega, tal on nagu punkte rohkem, et kas see on siis individuaalne või kuidas see asi välja näeb seal? Ju siis on individuaalne, jah, ma isegi päris täpselt sulle ei oska öelda niimoodi. Vist, ma ei tea. Okei, ootame igatahes, et siin Võsupunktid ka tuleksid, siis sa... Võsu on kaugel, see tuleb kaua tulevad punktid. Postiga. Et igal juhul minu arust see tegelikult selle sarjale ju annab lisaväärtus, et on ka mingi üldarvestus, ma eeldan, et seal mingid auhinnad, et seda võiks ka nagu jooksvalt pildis hoida, et näiteks 2 etappi, nüüd on selline seis, eks ju, punktid, ma ei tea, et kuidagi võiks selle nagu rohkem nagu pilti tõsta, selle üldarvestuse. See on hea mõte, jah. Ma olen täitsa nõus. Nii. Märdilt tuleb häid mõtteid aeg-ajalt. Väga arva, aga siiski iga liiga aasta. Nii, aga kas midagi veel räägime Rannavollest? Mul on siin üks selline mõttepunkt kirjutatud küsimus Rivole, et kas sina tunnetad, et alaliit on varasemast rohkem rannavõrkpallurite taha tulnud? Jaa, kindlasti on. Et
et ka ütleme juhatuse tasemel ikkagi rannavõrkpallist räägitakse rohkem kui ütleme siin paar aastat tagasi, et kindlasti on ja alaliit teeb ka selle jaoks päris palju tööd, et leida toetajaid ja vahendeid ja võimalusi ja et me saaksime nagu natukene paremini neid asju teha, et nii et vastus on jaatav. Alati saab rohkem teha, alati saab nagu paremini ja veel, aga me peame ka mingi hetk sellest aru saama, et Eesti Võrkpalliliit on ikkagi väikene alaliit, et ta ju praegu Annabel on meil rannavõrkpalli osakonna koordinaator, juht, kuidas teda siis iganes nimetatakse, on ju, ja suvel on ilmselgelt näha, et ta töötab 200%-ga, et mina tahan ka teda väga kiita, et me olime esimest korda elus korraldamas üldse mingit turniiri ja me saime absoluutselt iga asjaga talt abi ja igal kellaajal, kui midagi oli vaja küsida. Jah, aga see pikas jooksus ei ole see jätkusuutlik ja kuhu ma tahan selle jutuga jõuda on see, et egas Võrkpalliliidul ei ole ka seda inimressurssi nii palju, et aidata ja uut inimest tööle võtta, selle jaoks ei ole vahendeid, on ju, et või kas ei ole või on, ma ei tea, aga ma lihtsalt nagu arvan, et hetkel nagu ei ole see seis nii lihtne, et saaks nagu hästi palju igale poole panustada, et lõpuks mingi hetk tuleb ikkagi mõelda selle peale, et kes meil nagu see kõige suurem ja kõige parem on, täna on see meestekoondis, mille peale panustatakse hästi palju, on ju. Ja siis sealt kõrvalt nagu üritada neid teisi väiksemaid projekte ka aidata, aga mis on ka täiesti okei, et kui meil oleks suur ja selline alaliit, et sul on iga asja peal on 3-4 inimest tööl ja teevad, nagu Šveitsis on ju hästi palju neid inimesi, kes on rannavõrkpalli poole peal, on vist 6 inimest, ainult rannavõrkpalliga tegelevad, et seal on ka näha seda, et kui palju lihtsam kõik see tööpool on, et üks vastutab koondiste eest, üks vastutab turniiride eest, üks vastutab toetajate eest, üks vastutab selle eest. Et meil täna Annabel paneb põhimõtteliselt üksinda kõike ja siis oleme meie seal toimkonnaga kõrval aitame siis nagu vabatahtlikult teda nii palju, kui me oskame ja saame, et sest ainuüksi maailmakarika etapi korraldamine on juba ikkagi täiskohaga töö põhimõtteliselt, et see tundub lihtne, et vaatad, et toome liiva ja paneme väljakud, hakkame mängima, aga seal taga on igasuguseid huvitavat bürokraatiat. Mis selle koduse hooaja kohta öelda võiks, et mis seal märksõnad on? Ülikõva. Populaarsus on, nagu rannavõrkpalli populaarsus on jõhkralt üles läinud. Ja nagu me ennem siin rääkisime ka Martiniga, siis igal turniiril on, ikka üle 60 paari igal turniiril on ju, kõige rohkem vist 72 või Klooga rannas. Ja kui me mõtleme 5 aastat tagasi, ütleme, oli turniire, kus ei saanud 16 kokku, naiste poole pealt eriti oli seal 12 võistkonda ja siis täna on ikkagi see seis on üliäge, on nagu väga hea. Me peame nüüd kuidagi alaliiduna pingutama hästi palju selle nimel, et me saaksime talvel ka 2-3 etappi teha vähemalt nagu nendele mängijatele, et siis oleks veel kihvtim, aga praegu see aasta mulle nagu väga meeldis, et tulid uued kohad, kes tahtsid, on ju Pärnu ja Võsu, kes korraldasid turniirid. Pärnu tagasi jälle vanas eas Sunseti ees oli nagu, võttis silma märjaks korra isegi, kui vaatasid neid mänge sealt, et lapsepõld tuli meelde. Et hästi positiivne on, ma arvan, see Eesti sari. Ma natuke torgiks Rivo siin. Ma tahtsin ka torkima hakata. Ilmselt meil on natuke erinevad teemad. Torgi sa kõigepealt. Ma tahtsin torkima hakata, et see on jumala äge, et on neid paare räigelt juurde tulnud ja vägev, aga kas on, või mis see plaan on, et nendest paaridest või kuskilt nüüd tuleks üles ka keegi, et hakkaks seda tõsisemalt tegema. Mida selleks vaja on? Kas on finantsi vaja, et teha mingid spordikoole või mida tegelikult vaja on, et me toodaks ka tipppaare siis lõpuks? Ongi vahendeid vaja, selles suhtes nii karm või loll, kui seda ka öelda ei ole, on ju, siis on vahendeid vaja, et me ei saa ju, ma ei tea, näiteks see sama, mis ta nüüd on, see Pärnu Peterson. Vaatad, jumala hea kuju, võiks randa panna küll, et ta on plokimängija, suur mängija, kõik mõistus peas vähemalt tundub nii, et aga kui mina lähen treenerina, koondise treenerina tema juurde, ütlen, kuule, hakka ranna võrkpalli mängima, on ju. Aga mul pakkuda sul ei ole midagi. Keegi ei tule, ei tule. Sa pead olema mingi
et näiteks võtame Eva-Liisa ja Liisa-Lotta on ju. Nad kõik juba noorest peale mängisid kõik need oma vanuseklassid ja asjad läbi, eks. Ja siis tegid otsus, et nemad tahavad rannavõrkpalli mängida, aga seal me nagu hästi palju isiklikelt tuttavatega ja leidsime neile toetajaid sinna taha, et me tegime nagu hästi palju ise tööd selle nimel, et nad tuleksid randa, on ju. Aga kõikidega, ma ei jaksa lihtsalt kõikidele toetajaid. See oligi mu küsimus, et sa ei saa ühel fanaatikul üleval küsida, et kuidas see süsteem luua või aga nii ongi, et meil peab olema midagi pakkuda, sest tegelikult, kui me mõtleme täna selle peale, et mis on nagu hästi huvitav, et me räägime sellest, et hästi palju paare mängib rannavõrkpalli, eks ju. Aga võtame nüüd näiteks naiste meistriliiga võistkonnad. Mitu mängijat naiste meistriliiga võistkonnast mängis rannavõrkpalli suvel? Võistkondadest? Maiste. Veel? Kindlasti on neid veel. Kindlasti on veel, Liisa Põldmaa mängis siin mingid etappe ja veel. Aga üldmõte on see, et meil on 8 naiskonda on ju vist või? Oli 8 või oli 7 see aasta, ma ei mäleta. Ütleme 7-8 võistkonda, ehk siis tegelikult reaalselt mängijaid on umbes 100, kes on siis kõrgel tasemel võrkpallurid. Ütleme nii, Eesti mõistes on ju. Ja nendest kõrgel tasemel võrkpalluritest suvel rannavõrkpalli mängib võib-olla 5-10 on ju. Et see on ka hästi huvitav küsimus, et miks see nii on. Ja me ei teagi tegelikult nagu paljud, et võib-olla on neid nagu häid mängijaid, kes ei tule välja üldse, jah. Me ei teagi seda. Aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et sul peab olema midagi pakkuda neile. Lihtsalt peab olema, et kui sul klubina ka, eks see hästi palju räägitakse seda, et hakkake tegema rannavõrkpalliklubisid ja ma arvan, et see ei lahenda seda probleemi, just seda vahendite probleemi ta ei lahenda. Et kui me mõtleme selle peale, et Liisa Helene hooaja eelarve on ma pakun umbes 80 000 eurot, natuke peale sinna, siis ma ei tea, Võru võrkpalliklubi hooaja eelarve on kui palju? Ütleme 150-200 000 eurot on ju. Ma pakuks välja ilmselt sinna vahele. Ehk siis tegelikult reaalsuses on see 2 paari aasta eelarve. Ja Võru võrkpalliklubil, lihtsalt näide, et ma ei Võru vastu mitte midagi, nad kõik teevad juba ägedat asja on ju. Ükskõik, mis võrkpalliklubi võtame. Me teame, et seda eelarvet on üliraske kokku saada. Siis meid see rannavõrkpalliklubi loomine otseselt ei aita. Me ei suuda ikkagi leida seda eelarvet, millega tipud nagu majandavad. Ja meie majandame väga väikse eelarvega. Liisa ja Leene majandavad väga väikse eelarvega. Et ikkagi maailma tipud on, nende eelarved ongi suksed 150 000 umbes aasta. Ehk siis... Ja lihtsalt korra vahel, et palju eliidi võit toob raha sisse? $40 000. Ehk siis 2 eliidi võitu annaks sulle teie selle pisikse eelarve enam-vähem kokku. Jah, aga näiteks oli just siin EM-i ajal ka ju see Samoilova kirjutas Instagramis, et Euroopa meistrivõistluste auhinna rahad pole 20 aastat muutunud. Nad olid 20 000 20 aastat tagasi ja nad täna ka 20 000. Et neid vahendeid, kuskilt me peame leidma vahendeid ja see klubi loomine sellisel kujul, ma arvan, et ta kindlasti midagi aitab, kuskilt ta midagi teeb, paneb mingid süsteemid liikuma, aga ta ei ole nagu see lõplik lahendus, kust me saame siis öelda, näed, et tippudele, et näed, et siin on teil raha ja minge mängiga on ju. Et täna me püsime hästi palju, alaliidus ka on olümpiakomitee toetus, eks. Ja nüüd me siis Linus Medicali näol suutsime leida partneri, kes siis toetab Eesti rannavõrkpalli koondisid. Et lõpuks see taandub kõik nagu vahendite taha. Ja ma ei ütle seda, et raha eest saab nagu häid mängijaid, sa saad paremaid mängijaid kutsuda. Sa saad tingimused luua? Tingimused saad luua, jah, aga lõpuks nagu raha ei mängi, et kui ma arvan, et väga lihtne näide on ju, et annad MOL Soorumile miljoni, et nad ei hakka paremini mängima sellest. Ja nad ei hakka halvemini ka mängima sellest, võib-olla nad naeratavad vähe rohkem. aga lihtsalt see näide, et see raha sellisel kujul ei muuda taset. Aga kuidas meil muidu, korra küsin ikkagi, Loel Märt juba vaatab mu otsa, et kuidas meil, sa tunned, et treeneritega on, et kui ütleme, tulevad mingid noored, mõtlevad, et tahaks nüüd hakata vägevalt rannavallet tegema, kas meil on neid puhtalt rannavalle treenerid, kellel oleks nende jaoks aega? Ma ei arva, et need peavad olema puhtalt rannavalle treenerid. Või kellel oleks aega nendega, ütleme, 5 korda nädalas teha vähemalt? Ikka leiab, jah. Ma usun, et ikka leiab, et see
see ei ole otseselt probleem, et meil nüüd noortekoondised suvel ka toimisid ja olid seal treenerid olemas kõik ja treenerid vähemalt nii palju, kui mina tean, jäid ise rahule ja et ma arvan, et selle poole nagu leiab, on ju. Aga jälle, me jõuame sinna, et see treener tahab palka saada lõpuks. Keegi seda nagu tasuta ei tee, võib-olla teeb peategevuskorras kuskilt, aga siis ta ma ei tea, nagu Sten Esna oma selle saalivõrkpalli nagu Sten on oma selle saalivõrkpalli võistkonnaga, et ta käib ikkagi tööl on ja siis ta töö kõrvalt seda teeb, et Märt, nüüd võid jätkata ise. Torki. Ja ma isegi selle torke, see kihk on minust kadunud, et lähen edasi, avaks ühe uue teema. Et mida tähendab nüüd venelaste tagasi lubamine Rannavolles, et millal kuhu nad tulevad, mis seal üldse toimunud on, et sinul olid ju hoolealused, kelle sa viisid maailmameistriks, mängivad nad üldse võrkpalli või mis nad teevad? Ikka, panevad oma seal mingi vene seda sarja mängivad. Just võitsid siin, ma ei tea, mis kuradi karika nad siin jälle võitsid eile, et midagi nad seal võitsid ja mängivad, aga see on selline natuke nagu huvitav teema FIVV poolt, et lubatakse praegu nagu tagasi mängima, aga reaalsus on see ju, et nad ei saa ju viisasid ju pooltesse. Paljudesse, jah, saavad endale sõbralikesse riikidesse sellist. Muidugi, mis on hästi positiivne, nagu me teame, Martin, siis enamus turniir ongi nende sõbralikes riikides. Mehhikos ja Hiinas ja kuskil seal. Brasiilia, jah. Et nad selles suhtes on neil hästi, aga jah, ei tea, kuidas see läheb ja meil on nagu olümpiakomitee poolt ja Eesti Võrkpalliliit ka on võtnud vastu otsuse, et tiitlivõistlustel, kui on selline situatsioon, siis nende vastu ei mängita. Aga maailmakarikaetappidel ja seal on siis nagu enda sportlase, treeneri enda otsus, et see on nagu siis meile ametlik suunis või? Seisukoht, jah. Ma nii sain aru küll. Päris karm ju. Aga miks? No aga sa jääd siis võimalust ilma. Minu jaoks see otsus peab tulema, see otsus ei peaks olema sportlase ja treeneri otsus. Et see seisukoht peaks tulema kas alaliidust, kas tulema, ma ei tea, kultuuriministeeriumist või olümpiakomiteest. See peab olema kõrgemalt poolt paika pandud. Vabariigi presidendilt. Kust iganes, see peab olema kõrgemalt poolt paika pandud, sest vastasel juhul, kui sportlane igal juhul kaotab, nagu igal juhul, kui mina pean selle otsuse tegema, on ju, ja mina lähen, siis ütlen, et davai, et ma mängin nende venelaste vastu, siis avalikkuse ees ma olen halb inimene ja ei ole õige eestlane, on ju, ja kui ma ei mängi, siis ma kaotan ka oma punkte, oma auhinna rahasid ja asju, et ma igal juhul nagu jään miinusesse. Aga kui see tuleb kõrgemalt poolt ja see otsus on nii, siis mina treenerina austan seda otsust ja mina arvan, et see on okei. Kui ongi tiitlivõistlustel selline olukord, siis see on okei. Lihtsalt ongi, me arutasime seda teemat nüüd seal Stare Jablonkis ka selle lätlaste treeneriga, Hispaania mehega, Täniga ja siis tema arvamus oli see, et nagu ikkagi sportlased ju on sportlased ja et see ei peaks nagu poliitikaga olema seotud, ma olen sellega nõus. Aga see on riigi poolt rahastatud süsteem. See on nagu see pool, mida tegelikult nagu peaks vaatama. Et Venemaa Võrkpalliliit on väga konkreetselt riigi poolt rahastatud süsteem. Ja ma ütlen veel kord, et Oleg ja Ilja ja kõik nad on mul siiamaani sõbrad, et ei ole nüüd niimoodi, et ma ei suhtle nendega või ma olen ära kuradi bänninud midagi, et ei. Et inimese tasandil me jääme eluks ajaks nagu sõpradeks, et kui me oleme ikkagi 10 aastat koos tööd teinud ja elanud koos ja teinud kõiki asju koos, on, siis see pool nagu ei kao kuhugi. Aga mingi hetk tulebki see, et see on töö ja töö juurest öeldakse, et sina seda teha ei tohi, siis seda teha ei tohi. Nii ongi. Nii, kas me läheme edasi? Rivol on veel küsimusi, need saab võtta hiljem, et Rivolt saab veel küsida, aga võtaks siis liiguks natuke edasi, et oleme siin juba natuke vestelnud ka. Kas meil on rubriik Kuulbeti eripanus? Martin jälle vaatab sellise näoga, nagu ta ei teast midagi. Kuulbet esitleb. Tead, ma tahtsin teha seda, et kas vähemalt üks Eesti paar jõuab MK-l finaali, aga Rivo oli nii enesekindel, et
ma teen homseks seda, et kas vähemalt pane, et mitu jõuab. Ega pane mitu, 0, 1, 2. Aga miks sa nüüd segad vahele? Ma ei tea, ma olen selline ebaviisakas inimene. Ma pigem teen midagi sellist näiteks, et kas vähemalt 2 Eesti paari jõuab poodiumile. No võt, see on väga hea. Nii mehed kui naised kokku. Ei, nagu muidugi jõuab, naisi jõuab juba 2 tükki. No võt. See kuulad ka, mis Rivo räägib. Tööd tehakse, potentsiaali on. Noh, mis seal on siis? Noh, siis vaatame, paneme koefi välja ja anname teada. Mina panen küll, et jõuab, muidugi jõuad. Mina usun Eesti sportlastesse. Tubli, mina ka. Pane hea koef. Kergejõustikut vaatasid, uskusid kõigisse? Ikka. Tubli. Kas eestlased võitsid mingi medali ka kergejõustikul või? Ei võitnud seekord. Pikk seeria sai EM-il läbi nüüd. Jaa, 5. koht oli siis Karel Tilga, mul oli 5. ja Marleen Mülla teivashüppaja ka 7. kohta, et... Aga mina tahaks küll ikkagi neid spordiala juhte nüüd natukene hurjutada sellega. Just, ma ei tea küll, mis teemal, aga ma toetan. Kuidas see saab nii olla, et meil on rannavõrkpalli EM, meil on kergejõustiku EM ja meil on ujumise EM, kõik 3 ühel nädalal. Nagu kas see on nagu meelega tehtud nii, et tahetakse näha, et kellel kõige rohkem vaatajaid see on või? Rannavõrkpalli koha pealt ma saan kommenteerida ju, see on sellepärast põhimõtteliselt niimoodi, et kohe hakkab naiste saali EM ja siis hakkab meeste. Et seda ei olnud väga kuhugile panna seda EM, et sügisel seda teha, ma ei tea, nagu Euroopas ei ole enam sellist kohta, ja kui sa Poolas tahad teha, siis septembri lõpus Poolas on juba jahe, et ma arvan, aga kuidagi need on, vaata, kunagi oli ju Saksamaal tehti ju kõik koos. Hamburgis vist oli Euroopa mängude või mingi sellise nime all või? Jah, oli kunagi. Mingi selline katsetus oli. Oli jah, seal oli kõik ju kergejõustikud ja mägironimised ja rannavõrkpall ja kõik asjad olid seal koos. No jaa, aga Martin, aga kui sa vaatad seda suve, siis kuu aega isegi rohkem sellest võttis juba ära, eks ju, see jalgpalli MM, eks ju, siis sul on, eks ju, kergejõustik asjad. Aga me räägime ikkagi 3 asja ühel nädalal. Ja siis sa pead ju arvestama alasisese kalendriga, sul on MK-etapid ja asjad. Ma saan aru, lihtsalt see ei meeldinud mulle, kui nüüd ma jäin ujumisest täiesti ilma, ma ei vaadanud ühtegi ujumise ülekannet. Jah. Nii, aga las olla. Sain oma mure südamelt ära rääkida. Ja väga pikad tööpäevad olid, siis ma tegin nii kergejõustikule kui rannavallele koefe, nii et väga raske elu. Aga mis see eelmine kord meie erikoef oli? Mäletad üldse? Kuidas läks? No see on EM-iga seoses, et mitu võitu Eesti võrkpallikoondis saab EM-il. Ja sinna me kohe jõuame, sest meie 5. teema täna on EM-iks valmistuv rahvusmeeskond, mis uudist. Et väga palju uudist ilmselt ei olegi ja väga paljust pole rääkida, aga me ikkagi ei taha neid nagu välja jätta, et ikkagi EM-i aasta on eriline ja stuudios on meil ka selline ekspert kõikides valdkondades nagu Rivo Vesik. Ja ma küsisin üle ka igaks juhuks, eelmine kord meil siin Alar Rikberg oli stuudios, väga tore saade oli minu arvates, ja küsisin üle, mis on uudist. Uudis on see, et kõik mehed on töös, kõik mehed on terved. Ja nüüd pange tähele, vorm liigub ülesmäge. Reedel sõidame Rootsi, kaasa tulevad siis kõik 16 mängijad. Ehk et uudist ei ole ja praeguses faasis ongi see väga hea uudis. Et pigem uudis saab tulla halbuudis, et kellelgi on vigastus või midagi. Küll aga ta soovitas vaadata siis rankingut ja vaadata, mis vastased teevad, et meie hakkame alles mängima sõprusmänge, aga vastased on seda teinud ja selline põnev turniir oli. Aga kusjuures minu arust me eelmine kord ju rääkisime, ma küsisin, et kui Tallinnas on 4 satsi, et kas tulevad rankingu punktid ka, et rahvusvaheline turniir. Ja siis öeldi, et ei, et see on ainult tiitlivõistlustel, aga siin palun on siin Rootsi on teinud mingi turniiri, eks ju, annual continental event. No, see on kontinentaalkarikas. Annual zonal event. Yeah, ühesõnaga Rootsi on kõvasti rankingus tõusnud, nad on mänginud siis võitnud 3-0 Inglismaad, võitnud 3-0 Gröönimaad ja siis võitnud 3-0 ka meie alagrupi vastast Taanit, mis meid võib-olla rohkem huvitab. Ja Rootsi on teinud hirmus kõva tõusu, on siis 125 punkti peal, Taani langes siis 130 punkti peale ja Eesti on siis maailma edetabelis 133 punktiga. 133 ta nüüd küll ei ole. 133 punkti ja 30. See ilmselt on siis mingisugune Vevsa tsooni turniir on ju? Pigem, jah.
Noh, see on sama nagu rannavõrkpallis, et kus ta teeb et me võiksime ka teha, aga siis me peaksime mängima ainult need, kes meil siin Nevsas on ju, Poola, Läti, Leedu, Venemaa. Poola, Venemaa ja ma ei tea kelle. Sealt me väga pluss ei vaat nendega võiks juba mängida. Ma räägin, seal need on kindlasti kellegi. Kui tahaks teha niukast tõusuturniiri. Okei. Aga mida see annab, see rankingu? MM-ile saamine. Meil on mingi variant. Valikturniire pole MM-il enam, ainult rankingu järgi. On või? Jaa. Ja me oleme seal täpselt piiri peal praegu. Aga miks te tee siis seda turniiri? No ma ei tea, et see praegu on ülilihtne. Kui sa saad osta endale koha MM-ile. Põhimõtteliselt. No miks mitte? Anno, kuuled või? Ei, aga ma ei tee üldse nalja. Aga seal tegelikult vist ühes saates meil Mihkel Sagar rääkis ka, et nad tahavadki ennast tõsta sealt sellest EVSA tsoonist sinna põhjatsooni. Et saada Norrade ja Taanide ja... Et alaliit töötab hetkel selle nimel tegelikult. Et siis saaks samamoodi osaleda selle Gröönimaaga teha üks väike partii. Aga siis ainult saalivõrkpall või rannavõrkpall? Ei, kõik. Kurat, mulle küll see ei meeldi. Päriselt, EVSA on jumala hea tsoon, jumala tugevad võistkonnad, kellega saab mängida. Päriselt ilma nalja. Ei, ma saan aru, jah. Et see on nagu... See on jah selline huvitav, aga kui saab osta endale MM-i koha, siis why not? Nii lihtsalt käib. Meie eelmise saate lindistuse järel pani meie hea siis kaaslane Marti Juhka meie võrkpalligrupi küsitluse üles, et millega jääksite rahul siis EM-finaalturniiril. 73% hääletanutest ütles, et selleks on edasipääs, 16% soovib näha ajaloo parimat kohta ehk siis 11. ületamist, 10% ütles, et üks võit, aga edasi ei saa, et see kah on hea. Ja mitte keegi ei vastanud, et tulemus pole oluline. Rivo, mis paati sina kuulud? Mina kuulun kindlasti sellesse paati, et kui olla rahul sellega, et sa saad sinna peale, siis see ei ole minu jaoks jätkusuutlik. Kui sa jõuad EM-ile ja sa oled sellega kogu aeg rahul ja ma ei tea 4 või 5 korda, kui on nüüd Eesti pole alagrupist edasi saanud, on ju, siis kindlasti peaks olema see alagrupist edasi saamine vähemalt üks eesmärk. Mina panin ka oma linnukese sinna. Kindlasti, see ei saa olla niimoodi. Muidu, miks me seda teeme siis muidu? Et täna on, EM-idel saavadki kõik peale põhimõtteliselt ju. Osavõitjaid riike on vähe ja 24 saab peale, et ikkagi 75% Euroopa riikidest on EM-il peal. Ja kui me oleme rahul sellega, et me kuulume protsenti, ma ei tea, 60-75, siis ma ei tea, mina treenerina, minu pähe selline mõtteviis ei mahu, et... Märt paneb kirja. Jaa, ma diktofoni jätsin käima vanematult täna. Et Rivo Vesiku mõtteid alati kuulan suure huviga. Ei, aga minu... See on loogiline. See on täiesti loogiline. See on tippsport, see on loogiline, see on tulemussport. Loomulikult. Seda minagi räägin kogu aeg. Et me kellega ma rääkisin, Poolast sõitsin tagasi sinna lennujaama kuskile, siis mingil kohtunik oli minuga koos autos ja siis ta küsis mu käest, et kas teil on nagu et mis see nagu teie eesmärk on ju siis nagu näiteks olümpiale, mis see nagu olümpia eesmärk on. Minu arust on see nagu hästi rumal küsimus, et ongi tippsport, et me tahame võita. Ja ma arvan, et seda ei pea isegi nagu otseselt välja ütlema, vaid see on loomulik. Me kõik teeme seda tippsporti sellepärast, et ju võita. Keegi ei tee selleks, et lähme sinna turniirile, siis tahaks ühe võidu saada. Vaatame, mis seal saab. Et tahaks ühe võidu saada, siis oleks nagu väga hästi, et... No jaa, aga erinevates arengufaasides on võib-olla need eesmärgid ja mis siis on võimalik saavutada erinev. Ma olen ka sellega nõus, aga mis see arengufaasis siis see saalikoondis on? Ta on sellises heas, mehed on töös, lähevad paremaks, ma lugesin. Ma sain aru, aga 4 korda me ei ole saanud edasi alagrupist, et kus me seal arengufaas, milline see arengufaas on, et kus me oleme siis? No praegu on... Millal me sealt edasi peaksime saama? Järelikult on platoo. On tekkinud, et meil on seisak, et me ei lähe paremaks, Martin, ära naera, ma räägin tõsiselt, aga me ei lähe ka halvemaks, et meie koht praegu on olnud siis 17 kuni 24 seal, et me saame EM-ile, aga ei saa edasi. See on praegu see, loomulikult me tahame seda tõsta. Aga teistpidi, kui tuleb EM, võidame Taanit ja siis aga ei suuda võita Hollandit, Soomet ja Belgiat, et ma ei tea, ma ei näe, et see ka katastroof oleks.
lõpuks peab olema ju mingisugune mingi asi peab olema, mida sa tahad saada. Ei, no muidugi tahad muidugi. Jah, aga siis tekib ka küsimus, et mida me nagu selle jaoks tegema peaksime, et me võidaksime Soomet, Belgiat ja Hollandit. Kuidas me nagu sealt edasi saame sammu? No jaa, aga me jõuame nende samade asjadeni, millest me sinuga rääkisime, et paljud on ju finantsid, eks ju, et meil oleks vaja siis paremat kodust liigat, paremat, eks ju, noortetööd, mida iganes. Noh, jah, veel kord ma ütlen, et ega ju arvad, et kui Eesti koondis eelarve oleks miljonid, siis nad mängiksid praegu paremini või? No ma ei tea, kas see miljon tuleks suunata tingimata Eesti koondisesse, et võib-olla Eesti võrkpallis on neid kohti teistsuguseid, kuhu see raha oleks rohkem praegu vaja. Sellega ma olen nõus, jah. Sellega ma olen nõus, et see kuskilt see, aga kas on nagu mõeldud? Ma arvan, me jõuame ikkagi sinna, nagu Rivogi ütles, et Liisa ja Helene ei mänginud oma taset välja sellel turniiril. Siis loodame, et lihtsalt meie saalikoondis mängib selle taseme välja. Jah, aga ma arvan, et peab olema ka julgust ja ausust ka öelda seda. Ja sellega on nõus ja muidugi. Et ma siin mingist EM-ist jäi mul kõrva, kui võideti Šveitsit 3-2. Eelmine, jah. Ja siis jäi kõrva selline lause, et nüüd ei pea nagu Norgus päi tagasi tulema, et üks võit on käes, ma ei tea. No võib-olla see minu enda arvamus, aga mina ei tea. No ma olin ise seal kohal. Ma pigem ütleksin välja, et meil läks ikka täitsa metsa kogu see pull sinna. Ei läinud. Esiteks, Šveitsi oleks tulnud võita 3-0 ja see oligi 3-0 mäng, aga see ei suudetud ära teha, okei. Aga teiseks seal me mängisime ju mingit Belgiat ja Serbiat ja sellistega, kelle vastu Saksamaaga, mul on jube raske öelda, et me peame Saksamaad võitma. Et kui ei võida, siis tuleb häbitäis näoga tagasi tulla. No mis see... Aga Märt, mis need eeldused on, millest me paremad oleme sakslastest? Ei, aga täpselt, aga me peamegi jõudma sinna maani, et me peame tahtma saada sakslastest paremaks. No tahamegi. Jah, aga siis me peame ka küsima küsimusi, miks me seda ei suuda teha. No hakkame pihta kuskilt. Võtame rahvaarvu, majandusliku seisu, kõik sellised asjad. Ei, no võtame, mis me selle rahvaarvu võtame siis Sloveenia, Me võtame rahvaarvu, Sloveenia. Nii. Palju on suurem ju? Nii, palju. Kui palju suurem? Mis ta on 2 miljonit? Me võtame Norra siis kas või? Võtame Sloveenia, 2 miljonit elanikku. Korvpall, jalgpall, võrkpall, kõik paugutavad. Mis rahvaarvust isegi 2,11? No siis on arvu. Ega tegelikult reaalsus, fakt on ju see, et me poeme seda rahvaarvu taha hästi tihti on ju. Ja ma saan sellest mõttest ka nagu aru. Aga minu arvamus on ka see, et kui meil on vähem rahvast, siis meil peaks olema lihtsam ka neid talente leida ülesse. Jaa, selles on loogik sees. Võib-olla küll, jah. Nii, aga ma olen nõus, Rivoga tuleb nõustuda, et mehed tuleb edasi saata, midagi pole teha. Ja seda me kõik loodame ja mängijad ise kõige rohkem, et ega keegi ju neist ei olegi öelnud, et meil oli Aganits oli siin stuudios, tema ütles, et tema eesmärk on ikkagi veerandfinaal. Et tõstis veel kõrgemale. Aga päriselt väga tubli, et kui sellised asjad välja öelda, julgetakse öelda, siis see on müts maha. Aga ma lihtsalt mõtlen nagu realistlikus vaates ka, et siin istub siin härra Kukk, kes teeb koefitsente ja praegu koefitsendid on sellised, et me oleme outsiderid 4 võistkonna vastu, kellega alagrupis oleme ja Taaniga meil on nagu põhimõtteliselt 50-60. No kerge favoriit, ütleme nüüd kuulajatel ka ära, Taanil põhiside ei mängi EM-il. Jah, et see on ka uudis, et ei mängi kogenud sidemängija ja see võib anda siis, ütleme, vähemalt Taanid vastu Eesti soosikuks nüüd ikka selgeks soosikuks teha ja seda me loodame. Ja siis võiks sealt ikkagi kuskilt mujalt ka see saada, seda me loodame. Aga kui ei tule, siis me oleme ju kaotanud ikkagi outsiderina. Outsiderina tugevama vastu, me ei saa öelda, et mehed peaksid ennast maha laskma. Ei saagi, ega see mõte ka, minu arust Eesti meeste koondis teeb väga head tööd ja kõik on ju tublid mängijad ja müts maha, kui mängijad ütlevad sellised asjad välja, et nad tahavad saada veerandfinaali ja see eesmärk on kõrge, on ju. Super, ülitublid, andke tuld. Lihtsalt nagu, minu point selle juures on see, et me peame küsima ka küsimusi, miks nii läheb? Miks me ei suuda võita Saksamaad? Ja see ei pruugi olla Saksamaa minu küsimus on see, et me oleme olnud sellele tipule lähemal, kui me praegu oleme. See on see minu küsimus pigem.
mis siis vahepeal juhtus? Kas ma hakkan sulle vastama, mis siis vahepeal juhtus? Juhtus see, et siis oli meil tippvormis Oliver Venno, meil ei ole täna sellist mängijat, meil ei ole. Aga meil tuleb. Tuleb või? Jah. No väga tore, kui tuleb. Super. Tuleb. Kindlasti tuleb. Ja teistpidi ma ütleks, meil ei ole minu arust olnud kunagi varem 2 nii tugevat nurgaründajat põhikoosseisus. Kui praegu on. Et tahaks vähemalt arvata, et nii on, et Tammearu ja Täht, et ma julgeks öelda, et meil ei ole olnud. Et kui nad mõlemad on terved, mõlemad vormis. Ja meil ei ole Gert Toobalit. Meil ei ole Gert Toobalit, just. Ja see, ma arvan, et see on täna see üks kõige suurem nagu murekoht, et tegelikult, et noh, ma ütlen, see Rene Teppan mängib diagonaalis ära, Jefanov on ka tubli poiss, noh, sealt ma arvan, et tulebki järgmine suke väga korralik diagonaalründaja. Ja aga noh, ikkagi see Gerdi ajastu näitas väga hästi ära, et sidemängija tähtsus võistkonnas, noh sama nagu sa ütled Taani kohta, et kui see põhisidemängija ei mängi, siis mina ei tea Taani võistkonnast mitte midagi, ma ei tea saalivõrkpallist üldse palju, aga kui sa ütled, et see põhisidemängija ei mängi, siis on kohe aru saada, et noh, see võistkond on nõrgem. See on fakt, on ju. Jah, sest ega ju tagantjärgi võime ju nii öelda, et kui Gert ära lõpetas, siis peale seda me pole sinna 16 hulka saanud. Et nii ta on. Täpselt. Jah, ja enne Gerti oli Aavo, on ju, et on olnud 2 sukest hästi tugeva sidemängija ajastut, kus need head tulemused nagu siis tehti. Et... No pluss siis, eks ju Veiko Lember ka. Ja Veiko Lember ka, jah. Et selle osakonna tase oli ka ikkagi, ma arvan, kõrgem kui ta täna on. Nii, aga siin võtan ühe küsimuse ära, et ma täpselt ei saanud aru, kas see nüüd personaalselt Rivole, aga võib-olla on. Igal juhul küsitakse, me küll eelmine saade natuke arutasime seda, aga võib-olla sa tood mingi uue nüanssi sisse, et miks ei koondisest eemale Robert Viiber, kes mängis Prantsuse kõrgliigas ja asemele võeti rannavõrkpallur Kusti Nõlvak? Selline küsimus siis sulle saadeti? Kus mina tean? Me eeldasime Märdiga, ei hakka keerutama, mina ei tea. Küsige sealt teiste meeste käest. Et tegelikult me ju ka arutasime, meil oli Alar Rikberg, kes selgitas ja on Viiber saanud ise öelda nii palju, kui tahavad. Ega meil vist väga palju lisada ei ole. Et paneme selle aga mis see põhjus siis oli, et ma seda saadet Ega see lõpuni selgeks ei saanud. Mingi kalaujus. Kalaujus meeste vahelt läbi, aga tüli ei ole. Siis nagu Roberti ja Alari vahelt. Ja siis nagu Robert... Tüli ei ole, aga kalaujus läbi. Robert ka ise siis tõmbas lipu poolde masti, et kui teda ühele turniirile nagu kaasa ei võetud, et siis ta ka loobus ja lahkus koondise juurest. Okei, noh siis... Eks igaüks teeb oma otsused ise lõpuks ja kui ta selle tegi, siis on nii. Et hetkel on nii ja kindlasti oluline teema, aga noh, me oleme seda käsitlenud, et rohkem ei oska midagi öelda, et praegu on need mehed ja tuleb siis sellest rääkida. Paneme hooga edasi, Rivo peab trenniga jõudma. Paneme hooga edasi, mainime ära, noh, ma ei saa jätta mainimata sellist asja, kui Timo Tammemaa teatab, et tema koondise karjäär on lõppenud. Nüüd siis tuli ametlikult. Et nüüd ta ütles selle välja, et nüüd me teame, et on lõppenud, et arusaadav. Ja noh, Timo kindlasti väga suure jälje jättis. Võib-olla koondise tasemel isegi oleks, ootused olid võib-olla isegi natuke suuremad mingil hetkel. Et seda kõige paremat Timo Tammemaad neid hooaega ei olnud liiga palju, kui me teda nägime. Koondises just mõtled? Koondises. Klubidest on ikka tubli on. Aga ta, ütleme, see temporündaja positsioon seal Eesti koondises on, ma arvan, kõige suurema konkurentsiga. Nagu kus on kogu aeg olnud ju väga tugevad mängijad ikkagi, et sama Aganits on ju Ardo Kreek, kes seal kõik on olnud, et ma arvan, see temporündajate osakond on olnud kõige stabiilsem Eestis. Ja seal võib-olla ongi keeruline ennast nagu siis kogu aeg pildile mängida, et sa pead olema ikkagi väga heas vormis, et Eesti koondises olla põhitemporündajat. Aga ma olen vaadanud ikkagi Jaapani liigat eelmisel hooajal päris palju, siis ma julgeks teha pakkumise, et Timo Tammemaa oleks Eesti koondises põhikoosseisus. Timo Tammemaa on üldse üks tubli mees. Kindlasti oleks. Aga kui me hakkame mõtlema, Õhtulehes oli siis see lugu, eks ju, kus ta nendest asjast rääkis, tuleb Õhtulehte siin kiita. Et tõesti, mehel oli tervisega probleeme, küsimus ei olnud selles, et kas ta karjäär jätkub, küsimus selles, kas ta elu jätkub, et ta ütles, et pärast seda ta vaatab elule üldse teise pilguga ja et tuleb aru saada. Mis tal juhtus?
Aga kas ta mängib järgmine aasta ka Jaapanis või? Ja. Tal on seal peatreener, kes on selle sama haigusega vist olnud ise ka kuidagi seotud ja siis ühesõnaga mõistavad üksteist väga täpselt, et Timo saab teha täpselt nii nagu südamega probleemi, et süda nagu nii-öelda jäi seisma. Jäi seisma, jah. Aha. Et ei ole nagu naljaasi. Nii, aga tõesti, nagu Martin väga tabalt ütles, et me ei saa Eesti rannavõrkpalli arendamist kuidagi pidurdada siin sellega, et Rivo ei jõuaks trenni, et võtamegi nüüd ette veel mõned küsimused Rivole ja siis lööme saate lukku. Siis okei. Siim Rantanen küsis, aga seda me juba vastasime, Mollist rääkisime. Sören Korbelainen tahab teada, milline on suurim erinevus mängijana platsil olemise ja treenerina kõrvalt vaatamise vahel. Kummas rollis on närv suurem? Treeneri rollis on närv suurem. Sest treeneri rollis on lihtsalt aega mõelda. Mängijana kuidagi nagu on pea tühi seal ja tegutsed nagu sa teed pigem kui seda, et sa mõtled, et sama, mis me rääkisime ka. Just laupäeval küsis keegi mu käest selle küsimuse, et kuidas nagu, et kas kui palju mina nagu väljaku peal mõtlesin, kui ma mängisin, siis kui ma suudan tagasi nagu mõelda ja meelde tuletada, siis väga mitte, sa tegutsesid ja lihtsalt usaldad oma keha ja teed neid asju, mida sa oled siis nagu õppinud, aga treenerina istud ja analüüsid ja sul on nii palju seda aega ja sa näed hoopis teise pilguga, teises perspektiivis. Igat punkti analüüsida isegi. Absoluutselt. Ja sa näed ka neid loillusi, mis seal väljakul tehakse, on ju, et kui sa ise oled väljakul, sa võib-olla ei tunneta kõiki neid, mingid väiksed positsioonivead ja siis sa mõtled, et miks see nii on ja miks me seda nii teeme, et me oleme harjutanud teistmoodi. Ühesõnaga, see treeneri osa on keerulisem minu jaoks. Aga nüüd, kui see treener on seal pingi peal, siis on nagu isegi lihtsam, kui siis, kui sa lihtsalt seal tribüüni peal pidid passima. Et nüüd sa saad ikkagi kuidagi nagu seal sekkuda sellesse mängu ja midagi võib-olla proovida parandada, aga jah, treeneri osa. Pallijalu ei tohi ikka treener olla või? Ma ei ole sellele pöördunud tähelepanu enam, ma olen kogu aeg pallijalu. Ma mäletan, kui see tuli, siis sa rääkisid, et see... Ei, ma olen olnud pallijalu, ei ole probleemi. Aga kella peab ära võtma käe pealt. Nutikella ei tohi olla näiteks käe peal. Ahah, et sealt võib saada infot või? Statistikult, jah. Jah, täpselt. Me ikkagi oleme 96. aastast tagasi. Jah. Nii, veel küsis siis Sören, et kuidas mõjutab tippsportlaste ja treenerite elu pidev reisimine ja kodust eemal olek? Kõvasti mõjutab. Kõige rohkem mõjutab see sama, millest me siin oleme mitu korda rääkinud, et kalendrit ei ole väljas ja kalender tuleb hilja välja ja see tähendab seda, et kuna see on ikkagi minu töö, see treeneri töö, eks ju, siis oma mingit plaane, ma ei tea, puhkama minna perega, lapsega, lastega, kuhugi midagi teha, et lihtsalt ei saa teha ja see nagu mõjutab hästi palju. Reisimine samamoodi, eelmine aasta ma olin kindlasti rohkem kodust ära, kui ma olin kodus. Aga kui on normaalsed inimesed, arusaajad inimesed, kellega siis koos elad või kellega sa suhtled, siis saab need asjad ka ilusasti ära tehtud. Aga ega ta lihtne, selles suhtes lihtne ei ole, ma ei taha vinguda, aga see glamuuri on seal kõvasti vähem, kui võib-olla tundub, et meil on ka ikkagi ju lennujaam, hotell, väljakud, hotell, lennujaam, et see ei ole nii, et lähed Riosse ja siis paned seal turisti, Andri Sõunpuu uurib, kuidas sulle meeldivad hetkel kehtivad rannavolle reeglid võrdlus nendega, kui ise mängisid? Pole väga mingit see ülevalt tõste teema on, aga see kuidagi vaata harjub ära ja ikkagi tegelikult mängijad mängivad nii puhtalt praegu, et see ei paista välja nii palju. See läks nii sujuvalt sinna sisse, et... Ma kaartsin hullemat, et sealt läheb hullemaks asi, aga õnneks ei ole läinud ja ega muud nagu vahepeal nad siin testisid mingid võrgupuuteid seal ja kas ühesõnaga mingit jama on tehtud, aga suuri muudatusi otseselt ei ole. Siis võtan paar küsimust veel Georg Sonnelt, kes meile ikka on saatnud tublisti küsimusi. Rivo, sa oled juhendanud nii meestest kui ka Eesti naistest maailma tippaari. Palun selgita, kui erinev on mehi ja naisi psühholoogilt juhendada. Seda juba... Mis? Ei. Mingist intekast meenub, et oled tüdrukutega vestelnud vajaduse korral ka öösiti. Jah,
siis kui vaja on, siis vestleme ükskõik millal. Kõige suurem erinevus on ma arvan, vastutustunne kui selline. Naiste vastutustunne on kordades suurem kui meestel. Vähemalt nende meestega, kellega mina tegelesin. Ja sellega kaasneb ka võib-olla natuke liiga palju aeg-ajalt sellist liiga ideaalselt tegemise tahtmist või vajadust, et me tahame kõike teha nagu hästi ideaalselt ja kõik peab olema hästi ilus. Et siis nagu mehi peab rohkem sundima, naisi peab rohkem pidurdama. Sest need mehed, kellega ma tööd tegin, need tulid minu juurde vahepeal, miks sa närvitsed? Rivo, mis sa närvitsed? Võta rahulikult. Rahulikult. Ma ütlesin, mida kuradit, meil on 1,5 kuu pärast olümpiamängud, te ei oska üldse võrkpalli mängida. Ära muretse. Küll tuleb. Me teeme ära. Ja tegid ka, mis on nagu fakt, aga treenerina sa ei saa olla. Neil täitsa ükskõik, küll tuleb. Enesekindlus on see. Jah. Kas plaan Eesti paarid olümpiale 2028 on sinu hinnangul jätkuvalt realistlik ja kas tead juba, milline on kvalifikatsioonisüsteem? On realistlik kvalifikatsioonisüsteem, on Euroopa meister, selle aasta Euroopa meister sai otse olümpiale, järgmise aasta maailmameister saab otse olümpiale, siis on 16 kohta punktidega ja siis on see uus nüüd see, mis tuleb 3 olümpiakvalifikatsioon turniiri. Continental see ka või? Ei ole. Ei, Continental Cupiga ei saa olümpiale, aga nüüd tuleb 2028 aasta aprill ja mai on 2 turniiri, mis on olümpiakvalifikatsioon turniirid. Üks toimub Jaapanis ja üks toimub kuskil Shanghais äkki või? Kuidas see sinna peale saab? Seda ma ei tea täpselt, et seda ma ei ole uurinud. Aga neid jätkuvalt on rahvusvaheline alaliit teeb võimalikult palju igasuguseid vigureid, et hästi erinevat moodi saaks olümpiale. Kes mis tee valib? Ja, et seda, et nagu teeme 24 läbi ja wildcard on ju, et teeme läbi kvalifikatsioonipunktide, et seda nagu millegi pärast keegi ei taha, et miks ei taha? Ei tea. Noh, vahepeal on tunne selline, et tehakse muutusi selleks, et teha muutusi, mitte selleks, et sellest midagi kasu oleks. Kuskil peab näitama, et teed tööd. Umbes nii, jah. Vahepeal tõesti jääb nagu selline mulje, et tahtsid ju ära muuta jälle siin seda kogu mingit kõiki turniiride ja muudavad ka nüüd eliitturniirid, et tuleb 32 võistkonda ilma kvalifikatsiooni. Jaa, ma just tahtsin mingit küsida, et ma kuulsin ka mingit sellist asja, et kas see tuleb? See tuleb, jah. Aga taheti muuta nagu kogu süsteemi niimoodi, et 6 on üks suur turniir ja siis on 2 kvalifikatsiooniturniiri sinna suurele turniirile. Ehk siis ja mõlemast kvalifikatsiooniturniiris tabeli järgi saab 14 võistkonda saavad peale, 16 on turniiril, suke mõte oli on, et 16 on turniiril, tabeli järgi saavad 14 peale koos wildcardidega ja 2 kvalifikatsiooniturniiri ja mõlemast nende võitja, ainult võitja. Kuutas pilti seda, see on ajuvabane. See on julm. Aga rahvusvaheline olümpiakomitee tõmbas pidurit. Ütles, et enne olümpiat ei hakka siin mingit testi tegema, et tehke nii, nagu te olete teinud ja kui mõelda kas või seda, et kui sa sinna 14 hulka ei saa, on, täna vaatad seda maailma edetabelit, on 8 USA-t ja 3 Brasiiliat ja Läti, on ju. Ehk kui sa sinna 14 hulka ei saa, siis need ülejäänud 32 võistkonda, kellega sa pead mängima, on 3 Šveitsi, juba on, 2 on kohe miinus, eks, näiteks. Et ma ei kujuta ette, mis istuvad ja mõtlevad, see on jumala geniaalne idee. Siis mängijad loevad seda kõik ja mõtlevad, et mida kuradit te teete. Ütlen siia vahel, et kõige kõrgemal kohal olev Eesti paar on siis, eks ju, Liisa Remmelg ja Helene Ollas hetkel 40. kohal. Meil oli aasta suures küsimuses ka mitmendad aasta lõpus enne. Jaa. See ei ole tegelikult päris pädev, nad on kõrgemal. Vaata, seal on osad on segamini. Jah, 2 paarilisega seal mingi, kes on korra mänginud koos, siis nad on seal, ma ei tea, Stam Sean on seal, Stam on kellegi Konnikuga ja veel ühega, et nad on, ma arvan, natuke kõrgemal tegelikult. Ei, mina usun Fivbi. See on ametlik. Andrust ja Fivbi usud sina või? 2 asja. Andrust võib-olla mitte, aga Fivbi ikka. Nii, ja siis võtan ühe küsimuse veel, see on nüüd tõesti viimane, et Georg tahab teada sellist asja, mis puudutab terminoloogiat. Kas rannavallas on olemas mingi eestikeelne terminoloogia? Tema peale koksu ja nukkidega löögi muud väga ei tea, kuidas rannavalla kommuun omavahel suhtleb? Serbia.
Altsööt ja ülalt sööt ja. Ei no pigem ilmselt siis ründelöökide kohta see käib, et... Ei no sama nagu saalisega, mis seal on siis. Löök piiri ja löök diagonaali ja no tegelikult... Pouki on siis see näppudega see... Just ma tahtsin jõuda sinna, et eks see suuresti vist inglisekeelne on, et väga... Katshot, side out, noh, oma rünnak. Nagu. Et ei ole. Vastus on, et ei ole eesti keelseid. Aga Georg võib teha. Just, ise Georg. Teha võrkpalli sõnastiku, sellise rannavõrkpalli sõnastiku. Ja sellise sõnakonkurssi võib kuulutada välja, et me osaleme ka kindlasti selle hea meelega. Ma väga hea meelega osalen. Et see on siis vastus. Ja sellega siis oleme sujuvalt, kiiresti ja veetlevalt jõudnud meie saate lõpuni. Meil on kohustus ja võimalus anda ka kellelegi auhind. Jaa. Ja Kukk nendega tegeleb. Mis me anname seekord? Ma ei tea, mis me anname, eks ma pean käima, mul on auhinnad otsas kodus, ma pean käima laost läbi jälle. Meil on vist kuu viimane saade või? Ei ole. Ei ole? On. No jaa, anname siis 100 eurot panustamisraha kellegile. Põhimõtteliselt on. Või vaatame. Vaatame, kelle Rivo välja valib. Ja siis otsustame, mis see auhind. Kõige parem küsimus oli ikkagi, ma arvan, Marko Kiljaku küsimus, kes küsis täiesti suvalise asja kohta, mitte võrkpallist. Ahah, see jõulude kohta. Jõulude kohta, jah. Jah. See on väga küsimus. Ja ta ei ole saanud ka meilt. Ta ei ole saanud ka. Ma annaks Marko Kiljakule, tal on vaja ka raha. Tal on vaja ja kindlasti ta oleks nukker, kui ta ei saaks. Kindlasti. Et teeme siis nii ja siis Martin toimetab edasi. Ja meie siinkohal siis täname esiteks Rivot, kes leidis oma tihedas graafikus aega siia tulla. Täname Linus Medicali, kes toetab siis Eesti rannavallekoondist. Täname Coolbeti, kes toetab meie saadet. Täname kuulajaid, kes on jõudnud nii kaugele, kui nad on jõudnud. Ja täname sportlasi, kes seda meie jaoks teevad. Kellest on põhjust rääkida. Ja tulge vaatama maailmakarikatappi ja Eesti meistrivõistlusi Vabaduse väljakule. Kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev ja järgmine nädal neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Jah, ja parima kostüümiga inimesele ma annan ise auhinna seal koha peal. Kes kostüümiga tuleb? Kas see on õlu? Ei, see vaatame. Nagu teil siin on kombeks anda auhinda. Vaatame. No nii, teeme nii. Ja, tšau. Kõik head. Nägemist. Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.